tulemast vaatama ja kuulama järgmine episoodi. Mina olen Kris ja tervitan siit osteopaatia keskusest, akadeemiast, kliinikust. Ma ei tea, kuidas seda õigesti lõpuks nimetada, aga tervitan sind siit. Ma olen jälle külas inimestel, kes mul täna siin küll istuvad ja nii nagu ikka vahepeal see juhtub. Vahepeal käin, vahepeal ei käi, eelistan kodus, kuna ma olen siuke laisk, aga teistpidi tehnika on kõik kaaskantav ja kaasatassitav, nii et vahepeal on ka tore minna külla. Aga minul avaneb siit ilus vaade Tallinna linnale. Vanalinna küll eriti super hästi ei näe, aga kesklinna ja seda meie pilvelõhkujate väljakut on ilusti näha ja loodan, et ka sul on hetkel hea koht, kus seda saadet ette võtta, vaadata või kuulata. Olgu see vaade, mis iganes sul tahes. Aga paar asja, enne kui lähme saatega edasi ja anname sõna ka tänastele külalistele, siis muidugi tere ka teile. Tere kõigile. Tere ka teile, tere kõigile. Et aga enne kui anname sõna, ma käiks üle paar olulist asja. Et esiteks täna siin me mainime kindlasti nii mõningaidki osteopaatia kliiniku siis või akadeemia kursuseid ja võimalusi, kuidas ise seda õppida ja enda õpinguid edendada või midagi uut enda jaoks avasta, siis lihtsalt teadmiseks sulle, et kui sa otsustad mingil hetkel tänase saate ajal või mis iganes perioodil seda saadet kuulad, mõnda võimalust kasutada, siis meil on selline eraldi pakkumine sulle loodud, et ühe mooduli õppemaksu tasumisel tekivad sulle soodustused. Vabandust, rohkem kui ühe mooduli õppemaksu tasumisel ehk ostmisel ja soetamisel tekivad sulle soodustused. Kui tahad täpsemalt teada saada, siis ole hea, selle lause täpsustamiseks tuleb ikkagi kirjutada Ragnale ja Erkile. Aga sellest me kohe jõuame rääkida ka mingi, et mis need tähendavad ja millel üldse inimene saab tegelikult panustada, mis valikuid teha ja miks üldse teha selliseid valikuid. Aga veel 2 olulist asja on siis loosimised. Peaaegu igas saates on vale öelda, aga tihti ikkagi neid loosimisi siin ette tuleb ja nii on ka siin. Siin on 2 tegelikult selles saates, nii et kui sa kuulad praegu saadet audiofaili platvormi kuskilt, siis nüüd on sulle hea uudis, et kui sa ei viitsi mitte kunagi YouTube'i ümber kolida ja sinna minna vaatama, siis nüüd on võimalus minna hoopis Facebooki ja teha see loosimine seal või osaleda seal. Et tõepoolest esimene loosimine on Facebookis, Kris Kala podcasti Facebooki business page'i siis all, otsi üles selle saate pilt või piltpostitus, kus olen mina ja saate külalised ja on siis tehtud avapostitus antud saate kohta kogu infoga ja seal on kirjas kõik erinevad tingimused, mis siis on vaja ära täita selleks, et osaleda. Ja teine loosimine samal ajal toimub siis tegelikult YouTube'i selle sama video all, mida sa hetkel kuulad või vaatad. Nii et kui sa hetkel kuulad, siis on võimalus tulla vaatama ja võtta osa sealt ja selleks, et YouTube'i kanalis, siis Kris Kala YouTube'i kanalis osa võtta, tuleb teha nii nagu alati, pane like sellele videole, pane subscribe minu kanalile, mine pane subscribe ehk liitu või jälgi või ma ei tea, kuidas eesti keeles on, telli vist ka osteopaatia kanali nii-öelda siis nupuke, selle lingi paneme ka sulle kirjeldusse, et see peaks otsima ja kommenteeri ettepanekutega teemade kohta, mida osteopaatia akadeemia võiks lühikursuste raames käsitleda ja edaspidi auditooriumile esitleda. Ja nende inimeste vahel, kes need tingimused ära täidavad, läheb siis loosi 3 tasuta osteopaadi vastuvõttu. Jah, nüüd kui need 3 jagunevad, seda ma ei tea, ilmselt 2 on YouTube'ist ja 1 on Facebookist, äkki seda täpsustused leiad sa siis juba saate kirjeldust. Ma veel ei ole otsustanud seda saate salvestuse ajal. Aga sellised on sulle olulised infod, kõik see on sulle antud. Nüüd aga lähme saadet kuulama. Kuidas on meeleolu? Ärev muidugi. Ma arvan, et sama ärev on inimestel, kes tulevad ka siia akadeemiasse teadmata, mis need ees ootab. Just, et aga enne kui me jõuame osteopaatiani ja miks see ärevust inimestes tekitab võib-olla või miks teie ka täna ärevad olete mingil tasandil, siis ega ma ei tea, võib-olla on kuulajad vaatajad ka mingist hetkest väga ärevad, aga räägiks korra teie taustast. Et kui inimesed esimest korda satuvad siia või tänaval kuskil või saate kuskil mis iganes tingimustes inimeste tuttavaks, siis mismoodi te ennast tutvustate, kes te olete, mis te üldse teete? Kumb iganes siis alustada küsimuse vastamisega soovib? No ma teen siis otsa lahti.
Noh, ennekõike ma olen muidugi eestlane. See on nagu selge. Oma naisele mees ja lastele, kes mind isaks kutsuvad isa. Harjumaalane. Ja, harjumaalane. Ja lastele vanaisa, kes mind vanaisaks kutsuvad. Ja mis veel? Noh, sündinud, kasvanud, oma lapsepõlve veetnud Lõuna-Eestis ühe ilus külas nimega Taagepera. Riigi haridussüsteem on koolitanud minust metsatööstusinseneri. Ja ütleme, tänasel päeval leivalauale toon ühe tootmistehase juhtmisega ning vaba aega sisustan siis osteopaatia kuidas siis öelda, Eestis laiendamise, Eestis inimesteni toomisega, et see osteopaatia leiaks laiema tee Eesti ühiskonnas. Ma ei tea, lühidalt äkki. Sama öelda, et olen eestlane ja oma lapsepõlvekodu on Pärnumaal. Suuresti pärnakas, rohkem kui poole oma elu Pärnus olnud. Harjumaal oma pisut üle 10 aasta ainult. Ja Tallinnasse tulles hakkasimegi osteopaatia kooliga pihta, et inimestele rohkem teadmisi ja oskusi jagada. Tutvustangi ennast osteopaatia kooli looja ja arendajana ja osteopaadina. Ma olen ikkagi suhteliselt praktik rohkem kui jutulind. Sinuga, kui siia tulla, siis sinuga pikka juttu pole, vaid läheb kohe praktiseerimiseks? Üldiselt küll. Okay. Me jõuame selleni ka, mis üldse tähendab ja kuidas see praktiline pool osteopaatia puhul välja näeb. Osteopaatia oma terminilt või oma sõnalt on peaaegu et sama keeruline kui on homöopaatia. Need on 2 väga ebameeldivad sõna, mida tihtipeale inimesed hääldavad täitsa naljakalt valesti. Ja neid aetakse ka segamini. Ja neid aetakse segamini, ma olen kuulnud seda, mis on mulle üllatav, aga ma nagu saan aru, sest nad kõlavad nagu väga sarnased. Aga te mainisite mõlemad osteopaatiat, et üks on praktik ja teine on siis arendaja, on ju, niimoodi lühidalt kokku võttes. No, praegusel hetkel. Praegusel hetkel, jah. Mis hetkes see teie ellu jõudis? Millal oli see esimene kokkupuutepunkt ja mis võis olla see, ütleme, üks peamiseid põhjuseid, mis paelus selle juures, et voh, seda ma tahan. See mulle. No, see jõudis umbes 25 aastat tagasi. Ma lihtsalt olin valmis keha vaatama kui tervikut ja tunnetama, et siis jõudis osteopaatiaga minuni. Natuke läks veel aega, kuni ma seda õppima sain hakata, sest osteopaatia tuli ja võttis mind, mitte mina teda. Ta lihtsalt samm-sammu haaval tuli mulle lähemale ja tuli ka õppimise võimalus, et õppisin Peterburis. Baashariduse sain Tamara Kravtšenko koolis ja edasi Moskvas Litvinovi koolis, et no vene taustaga. Kas sellel on mingi eelis ka või? Kui mõtlen selle peale, et miks ma ta küsin eelis? Sellepärast, et ma tean seda, et mu vanaema, jah, kunagi ammu väike poiss on, siis elas meiega, mäletan. Tema käis väga tihti Venemaa nõidade juures mingeid asju õppimas ja uurimas. Ja ma olen paljudelt kuulnud, et paljud mingi kindla valdkonna spetsiifiliselt käivad ennast väga tihti just nagu Venemaal harimas. Et mis see põhjus on? Kas need koolkonnad on suuremad, kas nad on nii-öelda vanema ajastu või selle lineaažiga või kuidas eesti keeles on see reliikve nii-öelda või on lihtsalt professionaalsem? Osteopaatias nad ei ole vanemad, osteopaatia on pärit Ameerikast. Ja Venemaale jõudis ta 91-92 kõigepealt Sahhalinile ja Sahhalinilt Peterburi ja sealt argnes laiali, et miks ma valisin Venemaal õppimise lihtsalt keele pärast. Oli lihtsalt keel suus ja lihtsam õppida ja
selleks ajaks, kui mina õppima läksin, oli juba Lätis osteopaatia kool olemas, aga läti keel oli keerulisem ja soome keel samuti oli keerulisem. Naabritel olid juba osteopaatia koolid olemas. Miks Venemaa? Võib-olla tõesti selles on Venemaa eelis, et nad saavad palju rohkem teadustöid teha, materjali on rohkem. Võimalusi on rohkem, tehnikat on rohkem. Venemaa osteopaadid on teadustöid teinud võrdselt prantslastega. Ilmselt USAs on ka, aga need ei kostu siia. Neid lugeda praktiliselt ei õnnestu. Interneti avarustes pole saada. Venemaa omad ja Prantsuse omad on saadaval. Päris huvitav. Ja ka seal koolis, kus mina õppisin, tehti teadustöid erinevatel teemadel, eriti ajuuuringuid ja puudutuste uuringuid ja puudutuse mõju ja see oli kindlasti eelis. Miks ta on teistmoodi kui Euroopa koolides? Venemaal tänase päevani saavad osteopaatiat õppida ainult arstid. See on nendele lisaharidus ja lisapalk. Isegi kui nad ei tööta osteopaadina, aga nad on saanud hariduse, lisahariduse, siis on nendele boonus. See tähendab, kas sul endal on ka siis arsti haridus? Minul on füsioterapeudi haridus ja see sobis sellel hetkel. Mul on füsioterapeudile all veel eripedagoog, kõigepealt arvasin, et hakkan lastega tegelema, aga siis elu vedas järjest edasi ja nüüd ma olen osteopaatis ja seda eripedagoogi haridust läks väga vaja. Enne kui ma annan Erki sulle ka sõna samal teemal, siis mul tekib kohe küsimus, Ragnar, sulle, et sa mainisid väga huvitavat asja just selle koha pealt, et mitte sina ei valinud osteopaatia valis sind samm-sammult järk-järgult on ja ma usun, et paljud inimesed on kogenud oma elus seda ja eks mina ka mingites valdkondades. Aga kuidas sa seda kirjeldaksid? Et mis need, et kui on inimene, kes võib-olla ei saa nagu päris sellest kontseptsioonist aru, mis mõttes elu või mingi valdkond valib mind, et elutu asi usku, et kuidas see nagu välja nägi, et võib-olla mõni üks näide, kuidas ta sulle järk-järgult lähemale jõudis või siis aru sellest, et okei, ta tuleb kogu tagasi minu pärast. Ja kui ma aru sain, Eestis tollel ajal 2000-te alguses olid ainult võõrkeelsed osteopaadid, kellel oli võimalus mujal õppida, haridust tuua. Ma nägin nende tööd, mulle meeldis see ja ma teadsin, et see on minu rada, ma tahaks seda osata. Kuni selle hetkeni, kuni ühel lõuna ajal tuli meie töökohta üks meesterahvas ja ütles, et ma lähen nüüd Peterburi osteopaatiat õppima. Kes tahab kaasa tulla? Ma teadsin, et see on nagu kellahelin minule. Mina tahan kaasa tulla, aga ma ei tea, kus ma selle raha saan. Osteopaatia õppimine ei ole kunagi odav olnud. See on pikutus. Aga ma ütlesin, ma tahan küll tulla. Ja teate, siis tuli raha ka. Sealt, kus ei osanud oodata. Sellega osteopaatia võttis mind. Ütle jah ja sulle tehakse tee lahti. Selle teema võib-olla jõuame tagasi. Aga Erki, minu lugu. Sinu lugu osteopaatiaga kohtumiseni. Millal see esimene date oli? See on selline... Ära ütle nüüd, et see date oligi Rainaga ja läbi selle tuligi see sulle sinna kõrvale. Ragnat ma teadsin ennem, aga põhimõtteliselt on sul õigus, et tegelikult see tuligi teidiga, ütleme aga natukene teistmoodi teidiga. Et elu viis mind ühte väga raskesse autoavariisse ja ütleme sellest avariist välja tulemuseks ma siis liikusin osteopaadi vastuvõtule. Ja täna ma ütleks, et see vastuvõtt või need vastuvõtud toetasid hästi palju minu sellist efektiivset taastumist. Ja muidugi seal, kuna Ragnar siis töötas minuga ja aitas mind selles
ja siis sealt kasvas see kõik edasi. Ja noh, miks see mind võlus on see, et kuidagi noh, sellised üllatusmomendid tekivad, kui sa oled seal sees. Noh, kui sul on ikkagi trauma on ja sa tegeled sellega, võimled ja käid igal pool füsioterapeutide juures, käid arstide vastuvõtul, et noh, meditsiin kõik on nagu toetab seda, sa tuled nagu kuskilt välja aga noh, see on, ütleme nii, et arstid tegid mulle, panid muuesti narkoosi, et vaadata, et noh, miks mu käsi nagu ei liigu kuidagi või noh, mis seal on, nad vaatavad, panevad narkoosi alla, et noh, peavad lahti murdma äkki. Aga tegelikult oli kõik vaba ja tegelikult oli vaja lihtsalt sellist psühholoogilist ja ütleme, teraapilist pikemat perioodi on. Sest et kui sul on väga raske trauma, siis sellest väljatulekuks see ei juhtu nagu nipsust on. Ja see teekond hakkas sealt pihta ja kui hiljem nagu tagasi vaadata, siis noh, mitte midagi ei ole juhuslikku on. Ja siis me oleme koos ja teeme kooli ja noh, õpetame teisi ja pigem nagu on see ka, et see andis omamoodi tõuke selleks, et anda nagu siis päriselt ka inimestele rohkem seda võimalust, et nad saaksid ka seda tunnet, mida mina võib-olla tundsin tollel hetkel. Kas te olete ainsad, kes Eestis pakuvad sellisel tasemel või skaleeritavusel osteopaatia võimalusi õppida ja abi ja teenuseid? Eestis on teisi koole ka, kes siis pakuvad osteopaadi noh, ka siis võtteid, tehnikaid õppida ja sellist lühemat formaati. Et noh, akadeemia on keskendunud siis Euroopas kehtivale standardile, kus siis on ära reguleeritud, et milline see õpe peaks välja nägema ja millise aja jooksul on siis võimalik üldse saavutada see osteopaadi pädevus. Noh, täna 10 aasta kooli mida õpetada on ka kõik reglementeeritud tegelikult. Mis koguses, mis aineid ja kuidas. 2015 on Eestisse kinnitatud. See on standard nagu üle Euroopa välja töötatud osteopaatide poolt ja ütleme, kui täna vaadata tagasi seda 10 aasta ajalugu, et noh, kes noh, see on nagu õppepraktikult noh, inimesele, et ei ole ju noh, õpetaja on nagu üks selline andragoogi kutse on ju, et kuidas sa seda pädevust edasi annad, siis noh, selle jaoks on vaja ju seda pädevust omada. On ju, et selle pädevuse omamiseks siis kulub aega ja ütleme 10 aastat vaadata nüüd seda 10 aasta ajalugu, siis see aeg on tegelikult hästi oluline ja need teadmised, need ei tule nagu sellised 2 kuuga ja 3 kuuga ja ütleme aastaga ja noh, ma ei tea, Ragnar oskab siin muidugi paremini öelda, kui kaua tegelikult kujuneb võib-olla kaua kulub aega selleks, et siis saavutada see pädevus, osteopaadi pädevus, kui me räägime nüüd pädevusest. Aga noh, nüüd me läksime juba kooli, et minu lugu sai otsa. Jah, mul tekibki see küsimus, et täpsustusena võib-olla, et siis oletegi akadeemia täna pigem koolitajad, kuivõrd nii-öelda ravijad või on mõlemad esindatud ikkagi siin? Ma arvan, et meist on mõlemad esindatud, sest meil on siin osteopaatia butiik, kus toimuvad praktikad ja ma ikkagi nimetan ennast rohkem praktikuks, et läbi praktikaga õpetama. Nähme selle osteopaatia keelelise ja terminoloogiani ja siis püüame vaadata, kuidas siis Ragnar läbi praktika seda ka lahti seletab või siis hoopis Erki on. Aga enne, kui me lähme sinna, ma olen teile kingitused ära, sest muidu ma just unustan. Teile kingitused meeldivad? Väga. Mul on muideks viimasel ajal õppinud vastu võtma kingitused. Ja ma praegu olen hästi imestunud. Tegelikult Erkile ei meeldi kingitused. Ta ei oska kuidagi käituda. Täna ma olen selle selgeks saanud, et tuleb vastu võtta, kui antakse. Talle meeldib teha kingitusi. Mulle ka. Aga vastuvõtmisega tal on keeruline. Mul samamoodi. See on mingi võib-olla teatud tüüpi inimeste mingi eripäraliselt. Mul on ka keeruline vastu võtta. No siis on keeruline. Tõstan kulme, aga võtan alati vastu. Jah. Siis teeme selle kingituste vooruga ära kiiresti. Või no kui kiiresti, mul on tegelikult
terve raske paberkott on täis asju, et see jääb pärast teile siia lihtsalt. Aga ma hakkan lihtsalt kuskil pihta, ma raiskan mõned minutid teie aega ja kuulajate vaatajate aega. Kui te juba teate, mis siin on, siis te võite edasi klikata, kui soovite. Aga mine tea, võib-olla just täna tahad sa kuulda seda ja siis hiljem endale midagi ka soetada. Aga igal juhul tegemist on saate sponsoritega, et sellepärast on kingitused. Et minu enda poolt ei ole midagi. Oleks enda raamatu, ma tahaks, aga mul on läbi müüdud kõik. Esimese asjana, mis ma annan teile, on kodulõhnastaja, eeterikõlidel baseeru kodulõhnastaja, sellised brändid nagu Roof Terrace, mis on siis kodumaine bränd. Ja teevad tegelikult küünlaid ja autolõhnastajaid ja kõike muid ka, aga siin on need klassikaliselt need bambusest või puidust need pulgakased, mis pistetakse sinna sisse. Ja siis ta lõhnab sul, kus iganes parasjagu sa tahad, et ta sul lõhnaks magamistoas, vetsus, ma ei tea, voodi kõrval. See on teile. Eile just tutvusime su sponsoritega. Aha, no võt. Ja kui keegi tahab, siis ruhtterras.eu mine vaata ja kirjuta ostukorvi hetkel märkuste või lisainfo lahtrisse Kris Kala ja saad üllatuskingituse Kristenilt, kes on selle brändi looja. Siis on mul üks selline asi nagu toor kakao. Olete kakao sõbrad? Jaa. Mul on siin kakao. No võt, mul on toor kakao sellise brändi poolt nagu Mama Kakao, see väike kott tuleb kaasa ka, aga kes veel pakikest näib pole, siis selline pisikene 70 grammine kakao. Siit saate juua natukene kakaod ja see on väga kvaliteetne, otse Guatemalast. Mitte täna hommikul oleks tulnud, aga see mõttes tuleb kohta maalast. Väga uhke, aitäh. Siis siia kõrvale on mul veel anda nüüd siukseid asju nagu Contamo bränd, magneesiumi tootjad. Jah, saate lugemist hulgaliselt lihtsalt nagu rõvedalt palju. Ja, me oleme kõik hästi magneesiumi fännid siin. Meil on magneesiumi tavaline raamat ehk räägib magneesiumist üleüldiselt. See on üks raamat. Meil on kuidas seljatada kilpnäärme talitlushäired. See on teie raamat. Kõik on kirjutatud sama arsti poolt, teadlase poolt Caroline Dean, tõlgitud eesti keelde. Siis on meil selline raamat nagu kõik, mida peab teadma naise tervisest. See on päris huvitav raamat. Ma ise lappasin selle nagu läbi ühe saate jaoks. See oli tõesti huvitav. Ja kõikides raamatutes, nendes alampealkirjades on tegelikult lahti kirjutatud need haigused või mingid seosed läbi magneesiumi ühenduse. Miks need haigused tekivad, eks ole, võib-olla on see hea turundusviis ka loomulikult, aga siin on ka teadused taga referentsid lõpus allikatele, mis moodi magneesium on seotud siis erinevate nende kilpnääri, naise tervisega, kõige muudega. Ja viimane kõige uuem raamat on ärevusest vabaks ehk ärevusstress ja kuidas magneesium sellesse võrrandisse mahub. Ja selleks, et ei oleks lihtsalt niisama lugemine, siis on tegelikult kaks pisikest 120 milliliitrist. Ehk siis veerand liitrit on ilusam öelda kui 240 milliliitrit. Veerand liitrit on teile siis ka vedelat peaaegu et sama efektiivselt kui intravenoosne magneesiumid, mida saate otse juua. Midagi mitte siit pudelist lahjendada. Pipetiga lahjendada või tigakestega, see lööb oluliselt võib põhja alt ära lüüa, kui kuulid on alguses tegemata. Ja kui keegi tahab endale Contamo tooteid saata, siis palun contamo.ee. Kris Kala on podcast sooduskoodiks ja saad -8% kõikidelt toodetelt. Ja siis on mulle pakkuda veel teile kaks asja veel. Kott on suur siin, pärast saate need ära panna. Mul on 2 raamatut. Nagu jõuluvana. Jõuluvana, just. 2 raamatut Million Mindseti kirjastuselt. Üks neist on siis Erkile teadlik mees. Ehk praktiline teejuht nüüdisaegse meheliku omaduse arendamiseks, mitte seda ei oleks. See ei olnud vihje, aga see on sulle. Ja teine on ka Million Mindsetilt raamat, kuidas saada asjad tehtud, miks naistel tuleb loobuda kõige tegemisest, et saavutada kõike. How to get shit done on siin kirjas ka, palun. Ja kui keegi tahab miljoni repertuaari raamat endale saada, siis million.ee sooduskood Kris Kala annab sulle -10% kõikidele nende raamatutele. Ja nüüd on viimane veel. Oh my god. Mul kõige uuem saate toetaja on siis Blackstuff. Äkki olete kuulnud. Fulviinappel põhinev toode, mis on siis mikrobiomile ühesõnaga väga kasulik toiduaine, toidulisand. Ja tal on siuke hästi spetsiifiline maitse, näeb välja nagu süsi. Need on erinevad tooted, kõik põhinevad sellel ja see on siis Blackstuffi brändi poolt ja saate siis katsetada seda, lihtsalt võtta toidulisandina veega endale või kuskile, ma ei tea, suhu pritsida või kallutada nii-öelda, aga pigem veega alla juua. Ja kui keegi tahab endale Blackstuffi tooteid, siis sooduskood Kris Kala annab -15% kõikidelt toodetelt leheküljeks on blackstuff.ee.
no võt, ja need tooted ei pea seal lauale jääma, neid võib täitsa maha eest ära tõsta, kui tahate, aga kui ei viitsi, siis võivad ka jääda. Igal juhul, see on nüüd, voor on tehtud, toetajate voor ja kingitust on käes. Mis nüüd toimub? Ma kommenteeriks seda ärevusest vabaks, kui tuli jutuks, et see on magneesiumi kiituseks, siis tegelikult see revolutsioon, mis 40 aastat tagasi või natuke 45 aastat tagasi läks lahti antidepressantide osas, siis ennem seda kogu ärevust, kogu paanikat, psüühilisi läbielamisi, kiirabid, arstid ravisid magneesiumiga. Antidepressandid eemaldasid meie apteekidest magneesiumid, eemaldasid teadmistest. No tere tulemast, nüüd ta on jälle siin. Ilus. Huvitav. Asjad tulevad tagasi. Või kaovad pillist ära mingi põhjusel. Aga tuleme siis nüüd selle terminoloogia juurde. Mul on siin põhimõtteliselt jäänud 15 küsimust nüüd puhtalt osteopaatiast. Ja mitte, et see nii keeruline oleks, aga kui mina nüüd kuulan sõna osteopaatia ja keegi veel kuuleb, siis loomulikult valdkonna võhik ei saa tegelikult aru ja nagu me enne siin ütlesime ka, aetakse assi osteopaatiat, homoöpaatiat ja mis veel paatia versioone meil siin Eestis on, need on ilmselt veel. Aga hakkame kuskilt pihta, mis see tähendab, mis asi see on, mis te siin teete? Et kõige paremat aru saada osteopaatiast, tuleb vastuvõtule tulla. Nii et paneme saate kinni ja siis näeme vastuvõtul. No kingitus Krissile. Ei pea isegi kinni. See võiks kingitus Krissile. Me võime saate, et me teeme sulle vastuvõtta, aga las ta praegu jääb, et kreeka keelest osteopaatos ehk siis luu parandamine. Miks Andrew Taylor Still selle nii sõnastas, ma ei oska seda öelda. Aga tema teekond ja tema, ütleme, ravimise teekond hakkaski luude parandamisest, eriti selgroluude parandamisest. Kuna ta oli ise sillainsener ja arst peale kauba, siis ta vaatas inseneri pilguga seda kõike. Inimese skeletti. Inimese toimimist, skeletti ja kogu seda süsteemi, siis ja ta sõber oli see, kes lõi kiropraktika. Miks nad üks kiropraktika ja teine osteopaatia sõnastasid, seda ei ole kuskil lahti kirjutatud, aga tegemist on lihtsalt inimese liikumisaparaadi tervendamisega. Mõndaks väga huvitavaks. Mina seda ei teadnud samamoodi enne. Ja miks huvitavaks läheb sellepärast, et meil on ühiskondlikult sisse taotud uskumus ja kogemuslik kogemus on ka kinnitus sellele kui peeglina, et kui sul ikkagi jäse on otsast ära või luu on katki, siis ega seda väga naljalt kinni nagu tervendada ei saa, unless sa siis lähed klassikalise lääne meditsiini juurde, kus siis sa saad endale kipsi, eks ole, või mingisuguse muud poldid ajad sisse sinna ja siis ta ajapikku kasvab kinni. Kas see nüüd, ma täpsustan nüüd küsimust, et mul mõte läheb 50 suunda. Et kas osteopaatia tegeleb siis, ütleme, 2 näidet sellega, et mul on luumurd või mingi luutükk või midagi on juhtunud, mingi traumaõnnetused, füüsilise trauma tagajärjel on midagi juhtunud. Ja nüüd me siis tagantjärele, kui see isegi nüüd korras, tegeleme sellega ja see saab nüüd omakorda korda või see on ikkagi nagu rehabilitatsiooni nagu üks viisidest, et tulla sellest vigastusest kiirimini ja efektiivsemalt välja. Kumb see meetod siis on? Või ta mõlemad korraga? Küsimus on nii struktuurne, et ma siis nüüd natukene seletan. Osteopaatia, ütleme, kui inimesed teavad, kes on pediaater ja kes on näiteks uroloog ja kirurg ja erinevad sellised meditsiinivaldkonna distsipliinid. Ja kindlasti inimesed teavad, kes on perearst. Ehk siis perearst, kes siis suunab inimesi siis erinevate spetsialistide juurde, kuidas siis need spetsialistid saaksid inimesi toetada. Ütleme, et osteopaat on siis selline meditsiinilise tervishoiudistsipliini esindaja, kes siis on enne meditsiini. Ütleme nii, et kui sul on nädalavahetus kõvasti tööd teinud,
sa oled endal näiteks tekitanud mingi lihaspasmi, noh, millega sa hakkama ei saa, siis osteopaat kindlasti on see inimene, kes saab sind aidata. Ja sealjuures on veel see, et kui sul siis näiteks töövõtted olid valed või siis oli sul mingi muu emotsionaalne pinge, on ju, tegelikult võib-olla oli sul seedesüsteemis mingi häda, on ju, siis osteopaat suudab sulle suuna anda, millega sa peaksid edaspidi tegelema. Näiteks üks asi siis kõigepealt tasakaalustada keha ja järgmine hetk on see, et siis mida sa peaksid oma elus natukene muutma, on ju. Millele sa peaksid tähelepanu juhtima oma kehas. Siis osteopaat vaatab seda keha tervikut ja kui ta siis tõesti selle teraapia käigus märkab, et hoopis probleem on kuskil veel seespool, näiteks sul on mingi, ma ei tea, siis praegu lükkab ümber, näiteks maksas mingid pinged on ju, või on maas mingid pinged, siis osteopaat suunab su näiteks või midagi sellist. Suunab su näiteks, et kuule, et sa peaksid selle probleemiga minema perearsti juurde ja paluma, et noh, sind uuritakse täpsemalt, sellepärast, et noh, kuskilt maalt läheb see piir on ju. Sest osteopaadi õppes on anatoomia on nagu ülima tähtsusega, et ilma selleta ei ole mõeldav see. Sest et ta õpib neid seoseid ja asju. Ja ütleme, ja siis tuleb, ütleme, et on siis see meditsiini osa, tervishoiudistsipliin, kus on erinevad need toed. Ja siis, kui meditsiin on oma töö teinud, noh, ma võtan ise ennast, on ju, et kui mul oli raske trauma, ilma meditsiinita võimatu on ju seda lahendada. Meditsiin on oma töö teinud, pannud su ilusasti kokku jälle uuesti, et sul on need organid on kõik nüüd olemas, on ju, käsi küljes ja siis on uuesti osteopaat, kes siis sind tasakaalustab ja loob siis selle keha jaoks parima tasakaalu, et see taastumisprotsess oleks siis esiteks valutum, teiseks efektiivsem ja kolmandaks, et sa oma psüühikaga katki ei läheks. Mis see taastumine või tasakaalu loomine tähendab? Millest ta seisneb? Osteopaatilistes tehnikates, milles osaleb siis keha, vaim ja hing, kõik peavad olema tasakaalus või leidma kõige parema kompensatsioonisüsteemi iseendale, et lihtsam oleks liikuda. Aga mis see tähendab tasakaal? Just nagu selle koha pealt, et noh, kas meil on mingi nüüd tabel, mida me seal mõõdame või mille alusel, mis on see KPI, mida me mõõdame nii-öelda düsbalanssis, mida me nimetame düsbalansiks üldse kehas nende 3 segmendi vahel? Düsbalans on siis, kui on sümptomid, siis kui on ebamugavus, siis kui sul on valud, siis kui sul on ärevused, siis kui sul on unetused. See on meil düsbalans. Ja tasakaal on siis, kui düsbalanssi ei... Meil on kergus, meil on hea liikuda, meil on elutahe, tegevustahe. Meil on hea olla. No, isegi ütleme niimoodi, et kui sul on see, ütleme, sa oled nüüd selle jalast pidanud loobuma ja sul on kargud, on ju, siis näiteks on ju liikumiseks sa vajad nagu abivahendeid, siis ega siis see on ka see uus nii-öelda sinu uus elu rituaal on ju, uus elu selline ütleme standard, mida sa siis järgid. Ja ütleme selles uues elustandardis, et sul keha püsiks omas selles mugavusastmes. Erinevad kompensatsioonisüsteemid, mis seal kehas on ju, et siis osteopaat aitab neid omaks võtta. Et sul ei teki näiteks, et sul on, ütleme, sa oled küll vasakule poole kõver näiteks, on ju. No, ma nüüd lähen lihtsalt nagu teemasse, et siis see kõverus on ka okei. Sest su keha on leidnud selle tasakaalu, kuidas ta saab selles elus hakkama. Et keegi ei saa, et sa ei saa seda kõverust õigeks muuta. Sest et see on tema uus standard peale traumat näiteks ja sa pead lihtsalt nüüd aitama inimesel kohanema sellega. Et see on see, millega osteopaadid tegelikult. Ja, see on see, millega osteopaadid nagu lähtuvad sellest. Võib-olla on kõige lihtsam näide, mida ma võiks tuua, on see naised sünnitusel lahkliha operatsioonid. Operatsioonid on need, mis kisuvad keha natukene kõveraks. Sellele lahkliha operatsioonile järgneb igal juhul üks jalg venib pikemaks, teine lühemaks, puusad ei ole enam balansis. Mina osteopaadina ei saa lähtuda, sul on puusad, kõverad, sikutame ja vääname su sirgu. Ma pean mõistma seda, miks tal on.
puusad nihkes, miks tal on jalg lühem või pikem. Ma ei saa ära võtta ta kehas seda olnud operatsiooni. Samamoodi ka need, kellel on pimesola operatsioonid paremal vaagnas, neil on pisut vaagen natukene ette. See on tema tasakaal. Ei saa seda talt ära võtta. Kui teatud tehnikad meil on siin erinevad teraapiad, vaatavad puusad, viltu väänamas sirgu, seal on omad tagajärjed. Osteopaat vaatab juurpõhjust, miks ta on viltu ja kas seda annab parandada. Üldiselt reegel on, et me ei pea parandama neid asju, mis ei valuta ja ebamugavust ei tekita. Ei lähe sind joonlauaga sirgu ajama. Eks nad ei tule vastuvõtule ka siis. Jah, me tegeleme sellega, mis ebamugavust tekitab. Ja kui selle saame kõrvaldatud, siis ongi tasakaal. Aga me räägime näiteks vanadest vigastustest, traumadest, mis jätkuvalt üles tulevad, kas nendega saab osteopaatia puhul nagu tegeleda? Saab, tuleb vaadata, mida nad kehas toimetavad, kuidas nad toimetavad. Ma toon nagu hästi elukaaslasena spetsiifilise näite küsimuse, et hästi ühidalt, et ma ei tea, seal 16-aastaselt kukkus rolleriga ja läks põlveoperatsiooni ja menisk läks ja siis seal tehti midagi valesti operatsiooni käigus kuskilt, mis iganes arstide poolt. Ja nüüd siis täna, ütleme, 2 aastat tagasi peaaegu ühes trennis põlvele siis koormust andes ja põlvele hüpates koos pehmendustega ja siis ka samal ajal füüsilist jalgade pidevalt olles läks üle koormus niimoodi, et üle trenni lõi niimoodi paista, et oli 2 kuud karkudega. Jalg ei läinud kõveraks ja sirgeks, täiesti paistis. Käisime füsioteraapias, iga pool põletikud sees. Pärast tuli välja veel kuskil sellest röntgenuuringust asjadest, et seal on mingid killud on veel kuskil sees, väga kehvasti opereeritud nii-öelda. Ja on juba mitmenda astme, ehk peaaegu see viimase astme põlvekõhre või selle hõõrdumine ja kulumine. Ja põhimõtteliselt öeldi, et on nagu mingi hetk peaks nagu hakkama mõtlema vaikselt juba selle, mis iganes proteesi peale. Jube kurb olukord, aga tegelikult tahab nagu trenni teha, ja täna on näha ka, et nii kui saab põlv koormust liiga palju, siis hakkab lonkama ja on valus. Et kas see on ka vigastus, mida osteopaatia puhul saab veel vaadata või see on tegelikult läinud rongi ja peaks hakkama nüüd minema sinna proteesi otsima? Veel ei ole läinud rong. Tuleb veel vaadata. Seal on veel lisaküsimused, et kõik, mis toimub vaagnas, mõjutab ka põlve. Tuleb vaadata, mis toimub vaagnas. Sest üks reielihastest kinnitub vaagnasse, teine põlve juurde. Natuke kaugemale tuleb. Mis see tähendab? Mis seal nagu hüpoteetiliselt rääkides teadmata, mis tegelikult nagu on? Mis seal vaagnas siis toimuda võib? Kui on spiraal, kui on rasestumisvastased vahendid, kõik need tekitavad pinget vaagnasse ja samas ka põlve. Sest reielihased kinnitavad nii vaagnasse kui põlvele. No ma ei hakka nagu diagnoose tooma, seal võivad olla munasarjades veel mingid teemad lisaks veel. Aga tuleb natuke kaugemale vaadata ja seoseid vaadata. See inimene on tervik, nagu ka holistiliselt vaadatuna, kas nüüd selle vaagna mainimine ja võib-olla ka selle põlve mainimine kokku viia, siis kas või mis iganes parasjagu keha vegastused, kas need võivad olla ka seotud, ma ei tea, mingi muu eluvaldkonnaga omakorda, kus mingi asi jookse või on probleem näiteks? Ikka, keskkonnaga ka, kus inimene on. Okei, päris põnev. Et siis võib-olla peaks hoopis elukaaslase saatma teie juurde. Päris põnev. Okei. Vahepeal teen meeltuletused ka, meil on loosimised mõlemale platvormile, YouTube ja Facebook. Palun mine otsi üles siis Kris Kala nimelised platvormid. YouTube'is on YouTube ja Facebookis Facebook ja selleks, et osaleda loosimises, siis palun loe neid kirjeldusi, mis on siis kas Facebookis piltpostituse all või YouTube'is siis antud saate, mida sa kuulad selle kirjelduses ja võtta osa ja sul avaneb võimalus endale siis võita vastu võtta. Ja ühtlasi tuletan ka meelde, et kui sa mingi hetk nüüd oled äkki saate ajal pannud pausil juba või mingi hetk lähed ja teed seda, siis osteopaatia kodukale minnes, mis teie see nagu tuleht on? Osteopaat.ee Väga lihtne. Siis minge sinna, vaadake võimalikke kursuseid ja võimalusi, kuidas hakata seda õppima või selles suunas liikuma hakata ja nii nagu enne ütlesin, siis sooduspakkumised kehtivad sel hetkel, kui te võtate rohkem kui ühe mooduli õppemaksu nii endale kaasa.
ja siis avanevad soodustused. Ja kui on küsimusi, kuidas see käib või kuidas see avaneb või mismoodi see toimub, siis palun kirjutage ja inimesed aitavad teid välja. Aga lähme siis edasi selle teemaga, et ma korra vaatan lihtsalt, mis ma siit, te olete mingeid asju juba vastanud ka. Keha kuulamine, see on, tõmba korra selle juurde, natuke sai siin seda põgusa mainitud ka, aga peatume sellele eraldi just nagu sellepärast, et see on ütleme tänases enam nii üüber ei ole vist, me vaikselt juba liigume selles suunas, saame aru, et siin on midagi enamat ka kui see füüsiline maailm. Aga me ikkagi oleme harjunud sellega, et seda, mida ma kombata ei saa ja mida ma ei näe, seda olemas ei ole. Nüüd keha kuulamine on juba oma terminilt võib kõlada väga vuudult on ja paljude jaoks, et mis see tähendab ja kuidas seda kuulata ja mida ma üldse kuulama pean ja kui pean sama südame rütmi kuulama või mida ma üldse teen ja mul siis tuleb enda naine kogu meelde, kuidas ta pool naljaga ütles mulle, kui talle öeldi, et vaata enda sisse kunagi väiksena, siis ta arvas, et mis ma pean nagu seal siis vaatama soolikad või mida ma nagu vaatan. Et see sai aru. Jah, et kummast august ma vaatan, suust või mujalt august ja mis ma sealt nägema peaks. Et mis mõttes vaata enda sisse, et ei oska ja ei näe vaata. Et mida siis keha kuulamine tegelikult osteopaati puhul tähendab ja kuidas see praktikas väljendub? Praktikas väljendub sellega, et me paneme kätt peale inimesele. Aga kus me käega liigume, see on nagu teine lugu, et me õpetame osteopaate liikuma 5 eri tasandil. Need 5 eri tasandit ei ole üldsegi mitte nähtamatud. Esimene on nahk. Kuulame nahka. Mida nahk kõneleb meile? Aga mis sa kuulad? Kuidas sa kuulad seda? Käe panen peale lihtsalt edasi. Aga ma oma teadlikkusega olen naha peal. Järgmine on vedelikud. Vedelike alla lähevad lümfivedelik, veri, koevedelik. Mida teevad vedelikud kehas? Sellest järgmine on sidekude ehk fassia. Fassia on osteopaadile väga oluline. Miks? Sellepärast, et kõik meie psüühilised ja füüsilised traumad ladestuvad fassiasse. Kõik meie läbielamised. Teadus ei ole veel seal maal, kes oskaks öelda, et ma ütlesin sulle halvasti, sa solvusid, kuhu sa selle solvumise pistad? Ei tea. Praegu Myers, kes on kõige rohkem uurinud, ta ütleb, et sinna, kus kõige rohkem nõrk koht on. Kui sul jalg valutas, ma solvasin, siis jalafassia võttis selle endale. Aga see ei ole tõestatud. See võib olla nii ja see võib ka mitte olla nii. Fassiad annavad ka kõige rohkem infot. Kui me lähme fassia ehk sidekoe tasandile, siis me saame aru ka, võib läbi selle lugeda, kus sul on operatsioonid, kus sul on luumurud olnud, kus sul on nagu löögid olnud. Psüühilised traumasid on väga keeruline sealt lugeda. Aga ometigi nad peaks seal kuskil peidus olema. Miks? Väga lihtne. Kui inimesel on suur läbielamine ja trauma, siis ta tahab neid liigutusi uuesti ja uuesti teha. Seda läbi elada seni, kuni ta saab selle sidekohast välja. Alateadlikult siis? Alateadlikult. Alateadlikult. Seda kõike praegu uuritakse ja järjest teadus liigub edasi, mitte ainult osteopaadid, ka psühhiaatrid. Ka nemad räägivad seda. Nii, me olime nahkvedelikud, fassiad, lihased ja luu 5 tasandil kuulame inimest. See on kõik tuntav, katsutav. Kui sa oskad oma käe sinna viia oma teadlikkusega, siis seda võivad kõik teha, selleks ei ole mingid eri väärtusi ja eri arengut vaja. See on õpitav. See on treenitav. See on lihtsalt kõigile kätte saadav. Ei pea olema sündinud Venemaa nõia taustaga esoteerikute perekonda? Ei. No meil koolis on õppinud arhitektid ja isegi vist administraatorid ja kes on tänaseks juba ministeeriumi statistid ja nii edasi, kes on ka tundma kõik hakanud. Ja, okei. See kõik kõlab väga nagu minul ei kõla, ma püüan panna ennast vinklisse, kus inimesed nagu on ja kuulaskond võib lai olla, et see kõlab väga nagu voodoo, ma tunnetan läbi käe midagi, et kui ma panen sulle käe peale, ma ei tunne midagi. See mõttes ei tunne midagi, ma tunnen materjali, ma tunnen lihast, mingit tekstuuri, kontuuri, aga that's it. Aga tegelikult, kui sa paned käe peale, mõtled ka, mis materjalist tal see riie on, sa tunned seda,
milline ta nahk on, soe, külm. Sa tunned ju tegelikult. No see eeldab, nagu vajab ka tausta, mille pealt ma saan seda analüüsida. See mõttes, et see on õpitav. Teadlikkust. Ja kõik ju tegelikult, mis puudutab keha, on ju treenitav. Sa käid trennis, sa treenid oma lihaseid. Sa käid, kui sa väike laps oled, on ju, siis sa põletad oma käe kuskil ära, näiteks kuuma, on ju. Sa õpid, sa enam ei puuduta seda. Et sa teadlikkus pluss kogemus. Et tänu need, kui sa need kõik asjad kokku paned, siis see pädevus tuleb. Aga see nõuab aega. Et aega, teadmist. Harjutamist, tahtmist seda harjutada. Ja siis kõik on kõigile kätte saadav. Sa ütlesid väga huvitava lause selle koha pealt, et ma nüüd sõna-sõnalt võib-olla ei mäletan, aga sa saab kohe parandada, et kui on see vigastus olnud, siis keha alateadlikult tahab liigutada seda. Täpselt. Kuidas see lause oli? Teha samasuguseid liigutusi kui selle psüühilise trauma ajal. Ja selle eesmärk on? Vabastada sidekohast see trauma. Ehk siis terveneda? Jah. Ma eile lugesin just, tuleb varsti välja üks saade, tegelikult sellele, kui praegu teie saade on, siis saade on juba väljas. Aga mul on ilmunud, sellest on ma ettevaates, pead suutma nagu ajajoonel mõelda kaasa. Mitmel joonel. Jah, et see saade tegelikult on ilmunud juba. Maria Nordin, üks Soome neuroplastik, temaga räägime kõslasest, aga ma lugesin ta raamatut ja seal ta tõi ka välja selle, et neuroplastilises kontekstis ka, et inimene, kui on midagi katki, mingi jäse või liiges, siis kõige parem viis selle koha parandamiseks on teha seda liigutust, nagu see oleks terve. Aga see pani mõtlema, et see on päris huvitav, aga kui mul ei ole kätt, kas ma siis ei saa? Nagu teadlikkusega sa teed seda liigutust ja vabaned valust. Sest ma ei tea, kuidas sul on kostunud, aga need inimesed, kellel on jalg amputeeritud, sõrm ära võetud, neil see amputeeritud osa valutab vahel. Ja ma olen kuulnud, sest lähme eeterkeha juurde, see on nüüd nagu natuke esoteeriline võib-olla, aga see on olemas. Ta tahab liigutamist. Kui sa võtad kätte ja teadlikkusega, liigutad seda, mida sul ei ole, siis see valu kaob. Päris huvitav. No teadlikkus kasvab. Jah. Läbi selle. Ja kasvab ka tunnetus enda kehast ja asjadest, mida enam nii füüsiliselt ei ole, aga tegelikult on ju meie küljes kogu aeg olemas teistel tasanditel. Jah, et see on umbes sama, ma tahaksin siia ühe näite tuua, et näiteks ma käin hommikuti nagu ujumas on ju. Et küsimus on ju selles, kuidas sa lähed sinna. Kas sa lähed nüüd hommikul ennast ma karastan ennast, ehk siis ma treenin ennast. See on nagu üks selline vaade sellele. Teine vaade on see, et ma lähen nüüd sinna hommikul ujuma, et teada saada, mida mu keha teeb. No kuidas see mu keha käitub? Sest tegelikult ju me ei tea, kui me ei ole käinud. Aga kui sa lähed sinna, siis sa saad teadlikuks sellest. Külm oli, on ju. Aga mis veel oli, on ju. Et see nagu oma kehast teadlikkust saad niimoodi. Sest kõik sõltub ju, kuidas sa lähened selle, millisest vaatenurgast seda vaatad. Sa mainisid seda puudutust 5. erineval tasandil, eks ole, ja nüüd ma tooks sisse nagu ka selle terapeudi ja patsiendi või inimese siis nagu omavahel suhte, et mida ma saan aru, et mul on nagu raske uskuda, et kõik on nagu sinu vastutus ja mina viskan need see lavale nüüd pikali ja tee mind korda, vaata, et kus on nagu... et ma ei võta mingit vastutust. Ma tahan öelda, et mis vastutus on inimesel enda, kes tegelikult tuleb siia, et mis tema nagu töö on siis selles, et sina saaksid oma tööd optimaalselt teha, et kas on kuidagi võimalik, et ta takistab su tööd või on see, et ta toetab su tööd? Valmisolek, mitte valmisolek? Ja mõlemad võivad tööd teha, aga esimene vastutus hakkab sellest, meil on siin majas päris mitu ostepaati. Igaüks valib endale ise ostepaadi. Selles mõttes ongi keeruline mulle ja administraatorile helistada ja öelda, soovitage mulle ostepaati. See ei ole võimalik. Ma ei ole sind kunagi näinud. Ma ei tea sinu probleemi. Ja kuidas keegi teine saab sulle öelda, kes sulle kõige paremini sobib. Meil on pildid kodulehel, meil on pildid e-poas. Ole hea vali, mis sulle, mis kõnetab. See on esimene vastutuse võtmine. Järgmine vastutuse võtmine on kohale tulemine. Sa ikkagi tuled oma kokkulepitud ajaks ja kolmas on, me nimetame seda koolis ütleme nähtamatuks lepinguks. Sa tuled kabinetti ja sa oled nõus rääkima, vastama küsimustele. Ehk siis sa oled avatud.
ostepaadid ei hakka kangutama. Ja ärge eeldage, et nad on kõik selgelt nägijad, vaatavad otsa ja teavad, mis sulle vaja teha on. Me ei mängi selliseid mänge. Ei osale sellistes mängudes. See on 3. vastutus, et sa ütled, mida sa ootad ostepaadilt. Võib oodata, ma tahan õlavalust lahti saada, ma tahan iiveldusest lahti saada. Kui ma olen beebiootel, selg valutab, ma tahan sellele probleemile lahendust. See ongi vastutuse võtmine. Kui sa tuled ja istud mulle tooli ja ütled, tee mulle midagi, puhun peale. Mis sa ikka oskad? Aitäh, tulid. Aitäh, et tulid, on ju. Et sealt maalt hakkab vastutuse võtmine, kui sa valid endale ostepaadi. Ostepaadil on õigus öelda ka, et tead, ma tunnen, et sulle sobiks keegi teine. Jah, on küll. Seda me koolis õpetame ka. Mingil hetkel on ikkagi oluline öelda ka ei. Aga miks? Ei, selles mõttes, et mina ei ole sinu ostepaad. Aga miks? Seal ei ole teadmiste kogemuste piirine, vaid mis? Vahel võib olla ka teadmiste kogemuste piir. Kui valitakse tudengist ostepaad, siis tudengil on alati õigus öelda, et oot, siin lõpevad minu pädevused, vali kas vanem keegi või mine õpetaja juurde. Veel on see teema, et meil on õpetajad, ostepaadid, teised ka meie majast välja, kes on spetsialiseerunud rohkem. Ehk siis ennast koolitanud, ennast arendanud, lugenud rohkem, kas beebiootel emade suhtes, väikeste titade suhtes, psüühiliste traumade suhtes. Meil on ka selliseid ostepaate, kes töötavad ainult visceraalis või ütleme läbi siseelundite. Ja kui keegi tunneb, et ma tõstan käed üles, et siin tahab veel sügavamat vaatamist, siis ta soovitab, et oota, tema on spetsialiseerunud sinu probleemile, et vaata, kas ta võiks sobida sulle. Erinevad juhud on. Sellisel puhul võib ka ostepaat öelda, et ole hea, otsi keegi teine. Kui ta ei suuda avaneda mingil põhjusel. Ole valmis lihtsalt. Äkki kellegi teisega on valmis. Hästi tihti tuleb seda ette laste puhul. Laps ei ütle, et ma ei taha su juurde tulla. Ta lihtsalt on kinni ja ta ei avane. Õnneks meil on päris mitu ostepaati. Hea küll, kui mina sulle ei sobi, vaatame siis, kes majas on, äkki mõni sobib. Et tavaliselt keegi on ikka sobinud lastele, et siis tuleb lihtsalt rada vahetada. Ja see on okei. Kui me räägime ravikuurist või sellisest osteopaatia nagu raviteenuse pikkusest või praktikast, et keskmine, võtame nagu jäigalt niimoodi latiga lüües, keskmine selline kuur, et mitu korda inimesed taas käivad siin või ma saan aru, et see erinev sõltub, mis ta probleem on, eks ole, ja millega peab tegelema, aga ütleme keskmiselt, et me peame, millega inimene peab arvestama, kui ta otsustab, et okei, ma lähen piilun nüüd sinna akadeemia lehele, osteopaat.ee, võtan lahti, vaatan, et okei, ma tahaks vastuvõtule tulla, et siis millega ta arvestama peab umbes enam-vähem kogemuslikult? On teil mingid parameetrid selles mõttes ette anda öelda, et see ei ole ju imeravi, ma tulen istunud siia lauale ja ükskord tehtud, aitäh, tulid ja tšau, pakaa, mine valuta. Aga vahel võib nii olla. Tead, see vahel võib päriselt olla ka keeruliste asjadega. Kui inimene tahab sellest lahti saada, et on nii avatud ja nii lahti, üks kord ja nägemist. Aga ütleme klassika 3-5 korda. Ja vahed on siuksed 2 nädalat kuni 6 aega. Miks järjest teha ja kütte ei tohi? Sellepärast, et kui annad kehale impulsi terveneda, siis ta vajab aega. Järjest on ülekoormus. Ja meil liiguvad ka sellised inimesed, et esmaspäev käis Jumehoos, teisipäeval käis nõelu panemas, kolmapäev käib ostepaadi juures, siis ta läheb psühhoterapeudi juurde. Iga nädalapäeval erinevad. Neid ei ole võimalik aidata, sest nad ei anna kehale mitte mingisugust reageerimisaega. Ehk siis tegelikult teevad endale karuteene, mõne mõttes hoides siis samad seisu või? Päris kindlalt sellepärast, et kui keha saab erinevaid impulsse, kuhu ja kuidas liikuda,
siis tegelikult jookseb kokku. Aga see on inimeste õigus. Valida tegevus endale. Vahel on nii olnud, et kui ma osteopaadina kuulen seda, kus ta 3 päeva tagasi käis ja kus ta edasi läheb, siis ma tõstan ka käed üles, et oota, tule siis, kui sul need kuurid on läbi. Päriselt ka. Ei ole mõtet minu aega raisata ega tema raha ega energiat raisata. See ei tööta. Siin täna olete maininud nii mõndagi sellist nagu sümptomit või haigust või probleemi, millega siis inimesed pöörduvad. Ma ise tõin elukaaslase näite lauale ja põlvevigastusega ja edasi. Aga ma annaks nüüd veel mingid näiteid. Mis on need levinumad sellised võib-olla põhjused, miks inimesed siia pöörduvad ja võib-olla ka põhjused, millel inimene pole võib-olla mõelnud ja mõtleb, et sealt küll eluses abi ei saa. Aga tegelikult saab. Mis on need põhjused või sümptomid, millega tegelikult tasub siia pöörduda, enne kui täiesti nagu käega lüüa või minna kuskile, ma ei tea, kuhu siis mujal alternatiivi koha peale, sest et kui meid täna inimesed kuulavad siin ja nad ei saa küsida meid küsimusi otse praegu, siis võib-olla neil on vaja teada, et näed, maini sükst asja, mul on ka tõesti see probleem, peaks tulema äkki. Kui ma nüüd sedasi laia laastuga lööks, siis ütleks, et kõik, mida ei ole vaja lõigata ja kõik, mida ei ole vaja nagu kokku panna, kõigega võiks tulla. Aga hakkame sellest pihta, et hakkame viljatusest nii meestel kui naistel, ka sellega võib osteopaadi poole pöörduda, siis beebiootel emad erinevate sümptomitega, siis on hilja, kui ära hakkab kukkuma, ehk siis keha ei hoia, siis ei ole mõtet osteopaadi juurde tulla, aga kõik muu on okei. Väiksed beebid, ka sünnitraumad. Ei ole veel üldse seal maal, et Eestis see nii arenenud oleks, aga Venemaal, mõnes linnas, Prantsusmaal peaaegu igal pool ongi peale sünnitust järgmine külastuskäik osteopaadi juurde. Stress ja erinevad sünnitraumad, sest kaasaegsed emad arvavad, et sünnitused ongi nii, nagu mina plaanisin. Ei ole, nii nagu beebi plaanib. See on stress mõlemal. Aga ei pruugi üldse midagi hull olla. Ja kui lapsed rääkima ei hakka, kui lapsed käima ei hakka, osteopaatidel on päris suur tööriistakohver selle koha pealt. Võiks tulla. Rühid, ma lähen sealt edasi, et täiesti rühiga erinevad rühihäired. Pole mõtet lapsele rääkida, et ära ole küürus. Kui tal on näiteks breketid või suulae, mingi trauma, siis ta ongi küürus, sest see on keha kompensatsioonisüsteem. Tuleb peast. Mul on alati kahju nendest lastest, kelle emad kolgivad vastu õlgasid, et vea sirgu. Ta ei saa seda teha sellepärast, et kehal on nii kergem. Ta ei saa endale haiget teha, et mul on paha olla ja ma vean sirgu ennast. Aga paljudel tänases nutimaailma ajastul on ikkagi nutikael juba ka ja seal ei ole enam mingit tegelikult füsioloogilist probleemi. Tegelikult on füsioloogiline. Ta suulagi ja suu kõik on pinges. Ütleme, näokolju on pinges. Kui sealt lõdvestada, annab kael ka järgi. Aga pinges on milles siis? Ongi see... See, mida ta näeb sealt. Sisu. Sisu. Minu isa tegi mulle selgroo peale kogu aeg koputas. Nukkidega, kui ma niimoodi ära vajusin, siis see kogu aitas mind. Et see on nagu jäänud nii tugevalt sisse, et iga kord, kui ma ise nüüd olen nükka, siis ma tunnen, et oi, isa vaatab. Kuskilt koputab kohe. Mitte hirmuga, aga mul siis meelde jäänud. Kui see on mugav, siis on okei, aga mõnel on ju valus ka, kui ta sirgu võtab. Jah, ma enda tütre puhul, mul on 7 aasta tütar läks kooli nüüd ja temal on niimoodi, et ma näen, et ta ei ole küürakas see mõttes, aga minu moodi, tal on need tiivad hästi väljas. Mul on ka, osad inimestel on nagu selge täitsa sirgu tiivad ja üldse näha. Minul on tiivad samamoodi hästi terada väljas ja lapsel on ka, et ma olen üritanud nagu suunata neid õlgu natuke tahepoole, näen, et tütuka, tal on valus ja mugav, ta ei saa. Mõtlen, huvitav, et kuidas siis saa, et
Oot ei saa selle väga lihtsal põhjusel, tal on suulaespiinge. Seda tuleb näokoljust otsida. Huvitav. Kui sealt lahti lased, siis tal on vabalt, ta võib ise sirgu näiteks. Lampijalgsused? Lampijalgsused ka. Või siis teine on siis ülepronatsioon? Need on erinevad ka, sealt tuleb lihtsalt vaadata, kus see tuleb, et kui on juba täiskasvanul, siis enam lampijalgsusele midagi ei tee. Lapsele jah. Okay. Ja no suurte täiskasvanutel siis kõik psüühilised ja füüsilised traumad ja mida kindlasti ei oodata, aga järjest rohkem teavad migreenid, erinevad peavalud. Tahtsid ka midagi öelda? Mina soovitaks väsimusega ka tulla osteopaadi poole. Nagu krooniline väsimus? Ja. Krooniline ülepinge ja mingi väsimus, siis ma arvan, et see on täiesti... Kui oled lihtsalt elust väsinud, siis tasub ka tulla, päriselt. Mis veel inimesed siin kokku puutuvad, me ei teagi. Erinevad seljavalud, jalavalud, traumad. Need on sellised klassika lihtsalt. Ja kui sa 3 korda järjest oled oma jala kuhugi voodi vastu ära löönud ühe ja sama jala, siis on jumala õige aeg tulla. Selle kõrvalt peaks ütlema, et kõikide inimestel peaks väikse varbed ära lõikama, sest need jäävad millegi pärast alati kuskile kinni. Ja ma imestan tegelikult, mida ma imestan tõsiselt, et need ära ei murdu nende löögihetkedel. Ta on nii väike ja ta läheb vastu teravat häält niimoodi nagu laiali. Kuidas ta ära ei murdu sealt otsast? Ta on elastne. Täitsa pekkis. No ma nii palju ära löönud väikest varast mõni, kui mõtlen, et ebareaalne, kuidas see jääb ette lihtsalt. Ta töllerdab on ju. Töllerdab. Okei. Aga me läheme kohe selle juurde ka, et see õppimise protsess, eks ole. Kas on midagi, mida tahaksite veel mainida selle poole pealt, et need sümptomid või patsiendi seisukohast vaadatuna või siis selle ravimeetodi seisukohast vaadatuna või me läheme siis nüüd õppeprotsessi juurde? Ehk meil 2 sihtgruppi on. Üks on kes tahab ennast ravi ja teine tahab tegelikult õppida ennast arendada. Ehk kas me lähme nüüd õppimise juurde või... Lähme. Kui tuleb midagi pärast poole meelde, siis saab lihtsalt täiendada. Võtame selle küsimuse, et kes... Teemegi selle küsimuse ja siis teeme väikse pausi. Ma panen laadima, saate vetsuskäia, kui tahate korra tuulutame tuba ja siis jätkame. Teie kuulajate vaatajateks ei muutu mitte midagi. Lihtsalt on korraks vaikus ja siis jätkame. Ei saa arugi. Aga kes võiks osteopaatiat õppima hakata siis või selleks üldse saada? Kas seal on ka mingid eeldused, tingimused, et me pool nällega nüüd see, et see ei pea olema esoteerika perekonda sündinud Venemaa nõideni, vaid aga võib-olla mingi, kas sul võiks kas on kellegi, kes tuleb sellega paremini toime, kas te näete midagi sellest, et kellegi on loomuomane anne midagi paremini teha, või omandab ta seda õpet kiiremini või on tal endal lauale tuua midagi sinna juurde, mis teil juba loomuomas kaasa antud, mis väga hästi toetab näiteks, võib-olla see tekib aja jooksul, aga kes võiks sellele teekonnale asuda? Milline inimtüüp või on see mees, naine üldiselt või on see kindlasti vanuses või ma ei tea, õpetan gümnaasiumi ära ja tulen kohe osteopaati õppima? Võib, ka nii on meil. Meil on 2 õpilast sellist, kes on peale gümnaasiumi tulnud. Või olen see, et lähen pensionile ja mõtlen, et nüüd tahaks tegelikult... Ja selliseid on ka. 2 sellist on ka. Kõige vanem on 72 täna. Jah. Ma arvan, kui küsida kellele, siis sellele, kellel on huvi inimese arengu, inimese olemuse, inimese isiksuse kujunemise, kellel on inimese vastu huvi. Ma siin ei välistaks ka iseenda vastu, et kellel on võib-olla huvi iseennast rohkem tundma õppida, siis igal juhul see on see külg, et mis võib-olla oleks. Ja üks eeldusi, et sa julgeks inimest puutuda, et puudutus oleks okei, et sa ise puudutad ja et sind puudutatakse. See on eeldus. Paljalt teooriaga kuskile eriti jõua. Kas endale saab ka osteopaatiat osutada? Et kui mul ei ole nüüd seda altruistlikku ema Teresa huvi, ma tahan hullult teisi nüüd tervendada, vaid äkki oma püüdlik tahan ainult endaga tegeleda. Selle kohta on üks kaasaja kuulus osteopaat Parall öelnud, et see on nagu iseendast oma kummimustriga ülesõitmine. Selle üks eeldusi on, kui sa oskad lõdvestuda ja pingutada korraga,
sest raviprotsessis on eelduseks, et sa lõdvestud avaned. Kui sa endale seda teed, siis sa pead pingutama ja lõdvestuma korraga. Kui sellega sul hästi läheb, siis on okei. Kui sa suudad 2 vastuolulist asja korraga tööle panna, siis saab. Siis on kõik okei. Pigem tundub, et see enamik oleks keeruline. Okei. Aga ma ei ütle ei selle kohta. Okei. Kas mul on õigesti meeles, et esimesed 3 registreerunut osteopaadi tehnikate kursusele saavad tasuta õpetaja vastuvõttu ka? Ei, tasuta õpetaja ei saa vastuvõttu saavad. Tasuta õpetaja vastuvõttu? Õpetaja vastuvõttu. Just, tasuta õpetaja vastuvõttu. Jah. Mitu inimest? Esimesed 3. Just, kordame üle. Esimesed 3 registreerunut osteopaat.ee lehelt, kes võtavad endale siis osteopaadi tehnikate kursuse, saavad tasuta õpetaja vastuvõttu. Täpselt. Kes see mees, kes tagasi naise naba, niimoodi öeldakse. Juba surne lausa, aga kiirematel on siis see võimalus, palun minge vaadake ja kui te leiate rohkem kui ühe endale, mida sealt kaasa haarata, siis rakenduvad ka mingisugused special soodustused. Teid koheldakse väga eriliselt ostukorvis ja siis pärast ka siin. Aga ja koheldakse igal juhul eriliselt ka siin ühe ostukorral, aga siis topelt puhul eriti oluliselt. Aga teeme väikse pausi ja siis jätkame. Nii, aga võtame siit, näeme siis sinna teise segmendi juurde. See teine segment ehk siis enam mitte tarbija, vaid siis tarbijale andja. Et kui keegi, kes meid täna siin kuulanud on selle tunni jooksul ja mõtleb selle peale, et okei, aga kõik on põnev ja kihvt, aga ma tegelikult tahaks ise ka õppida ja ennast harida ja natuke targemaks saada selles vallas ka, et kuidas minust võiks saada osteopaat ja minu pilt võiks olla siis osteopaat.ee leheküljel tulevikus millalgi äkki, siis nüüd me räägime korraga selle nurga alt ja see ei tähenda seda, et siis inimene, kes ei taha siia õppima hakata, see võiks nüüd kinni panna, et ära palun kinni pane, hari ennast natukene ikka ja avarda enda maailmavaadet. Aga võtaks see sama nurga, enne kui lähme nagu päris nendesse erinevatesse kursustesse sisse, eks ole, kellele mida ja mismoodi, aga just see pool, mille natuke saate alguses puutusime ka, kui rääkisime Eestist, Euroopast ja Venemaast. Võtame teise nurga alt selle, et mis on suurim väljakutsed ja võimalused osteopaatide jaoks täna Eestis, et miks võib-olla üldse kaaluda siin teie juures seda õpingut või meie täna ei taha siin teist kedagi promoda otseselt, aga teist keskust nii-öelda, aga jällegi, miks teie juurde nagu tulla? Miks on just praegu see kõige õigem hetk võib-olla sellele mõelda? No, hetk on alati õige siis, kui tekib soov ja tahe, aga no, kui tulla nüüd selle juurde, sinu küsimuse juures, et millised on praegu väljakutsed, noh, sa juba natuke vastasid ka, et tegelikult me teadlikkust osteopaatiast on Eesti ühiskonnas nagu väga madal veel. Et noh, päris täpselt ikka aru ei saa, et no, mis see osteopaatia on ja kas see on siis niimoodi, et pannakse käed peale ja opstigi Venemaa nõia järeltuli on sul seal kabinetis, kes sind vastu võtab, et aga tegelikult see nii ei ole ja kõik on õpitav, aga ütleme, kui tõesti, kes võib-olla isegi ei tea, et noh, kas see on tema teema või ei ole, siis täna me akadeemias meil oleme teinud 2 sellist õppeprogrammi, mis ei ole nüüd osteopaadi baasõpe, vaid siis on just nimelt, mis toetavad siis seda teekonda alustuseks. Ehk siis üks programm on, kus me õpetame siis osteopaadi tehnikaid, mis on siis suunatud pigem inimestele, kellel on juba selline lähedasem suhe tervishoiuga ja erinevate teraapiatega ja kes juba on proovinud kätt võib-olla erinevates valdkondades, isegi kui ta on kodus oma lapsele pai teinud on ju, ja ta tahab täpsemalt teada, siis millisel tasandil ta pai tegi siis, ja kuidas võib-olla milliseid tehnikaid kasutada, siis igal juhul on see programm mõeldud just sellistele nendele inimestele. Ja mis aitab siis võib-olla paremini tuttavaks saada osteopaatia tehnikatega ja üldse osteopaatiaga. Ja teine programm on siis, noh, me nimetasime seda, et see on aeg iseendale, sotsiaalne spa, kus me siis räägime põhjalikumalt, mis on osteopaatia, pigem mitte nii palju keskendatud tehnikale, kui siis
just selle osteopaatia olemusele ja kuidas osteopaat vaatab siis maailma, erinevad vaatenurgad, erinevad head, erinevad suhted, erinevad nagu loengud, kus siis tegelikult tehaksegi nii psüühiline vaatenurk, nii kehaline vaatenurk, nii instinktiivse keha vaatenurk, ehk siis tunnetuslik vaatenurk osteopaatiale. Et need on sellised sissejuhatavad kursused, ma ütleks. Aga samas ka see võib olla inimese jaoks täiesti piisav. Et sealt ta saab kõik oma teadmist kätte, aga kui tekib tõesti, ütleme selline sisemine tunne, et võt, ma soovin saada päriselt nagu selle osteopaadi pädevuse. Siis on meil see baashariduse kursus, mida me siis, nagu nii see jooksvalt taustal niimoodi käib. See õpe on nagu hästi individuaalne, sest grupid on väikesed. Et õpetaja maksimum on 20, aga täna me oleme ikkagi seal alla 10 on grupid, alla 10 inimese. Kus siis tegelikult väga personaalselt õpetatakse sulle siis kõik need tehnikad selgeks, kõik see filosoofia, kõik pannakse nagu siis ühte keskkonda. Kas gruppe on paralleelselt palju või on see, et üks hakkab siis ühele keskendutakse ja mingi aega avanevad uued kohad või? Jah, gruppe tegelikult on niimoodi, et me täna isegi plaanime, nüüd meil avanes siin üks grupp suvel, aga nüüd plaanime veebruaris ka avada veel ühe grupi. Baasõppeks. Me räägime siin baasõppest praegult. Aga ütleme nüüd need toetavad programmid, nüüd siis osteopaati tehnikate programm avaneb 19. november ja siis see sotsiaalne spa või ütleme siis TEO osteopaadi nullkursus, selle me plaanime avada järgmise aasta alguses. Aga need toetavad kursused või täiendkursused nii-öelda on, kas seal on mingi eeldus ja mul peab baas all olema või ei ole vahe, kummas järjekord midagi hakkam vaatama? Me ei ole mingit need on täiesti avatud kõigile, nagu ma ütlesin, et seal ei ole eelistusi. Jah, tegemist on õppega, tegemist on õpiväljunditega, kõik need õpiväljundid asjad on kodulehel olemas, et sealt saab endale siis teha selgeks, et mida see õpe endaga siis kaasa toob. Millised pädevused, millised oskused, millised teadmised, mis ma endale siis lõpuks sealt saan. Et seal nagu on kõik need asjad olemas. Et need on nii nagu koolitusasutus seadus ette näeb, et nii on ka seal tehtud. Kui me räägime sellest baaskursusest, siis kaua see kestab? Baaskursus kestab 3 aastat. Et seal on siis 36 moodulit, õpe toimub iga kuu, ühes kuus on 5 õppepäeva. Püüame nii, et need 5 õppepäeva oleks siis järjestikku, sest et siis inimene saaks tõesti selle 5 päeva jooksul keskenduda ja saada siis maksimumi sellest nendest kõigist seodest, et ta on selles ühises väljas, kus siis antakse talle maksimum. Ja siis ta saab seda kõike praktiseerida, seda natuke seedida ja järgmisel kuul siis uuesti tulla. See on nagu baasõppe selline standard, kus me siis jagame täpselt sellist standardiga reguleeritud õppeprogrammi ja mille tulemusega siis antakse õpilasel diplom, tunnistus ja kui ta on siis praktiseerinud 1 aasta osteopaatiat, siis mittetulundusühing Balti Osteopaatide Assotsiatsioon väljastab litsentsi. Et tegemist on pädeva osteopaadiga, kes siis on valmis või kellel on valmidus või pädevus praktiseerida osteopaatiat Euroopa Liidus. Sest tegelikult siis osteopaati ühendav assotsiatsioon on Osteopaat Europe assotsiatsiooni liige, kes on siis katusorganisatsioon, mis ühendab kõik Euroopa Liidus praktiseerivaid osteopaate ja siis erinevate riikide osteopaate. Okei. Aga tuleme siis nüüd sellest baaskursusest ja täiendkursusest juurde, ma saan aru, et see sama kursus, mida me siin mainisime, et esimesed 3 registreerunud osteopaadi tehnikate kursusele saavad tasuta õpetaja vastuvõttu. Tasuta õpetaja vastuvõttu. Ja õpetaja, just nimelt õpetaja. Te ei pea õpilase juurde minema. Te saate minna meistri juurde. Ja, mentor, me nimetame mentoriks. Biodekadeerimisest ka ei oota haiguste koodid või? Sümptomid. No tegelikult on jah, et see praegult me siis teeme sooduspakkumise just sellele nii-öelda sissejuhatavale kursusele, et inimesed saaksid aimu, et nad julgeksid ja see innustaks neid nagu tulema ja natukene saama maitset.
ja ütleme, et lisaks siis sellele osteopaatia teemalistele kursustele on meil käimas siis biodekodeerimise kursus, mis oma olemuselt on siis sümptomite, koodide ja põhjuste õpetamise kursus. Mis see tähendab nüüd? Nüüd tuleme selle juurde kood. Kuidas te sõnastate koodi, sest et jälle see on... No see on täpselt. Võib-olla nii voodoo kui ka selline, et ma saan nagu millest räägite, nii et mis see kood on, mis see tähendab? Tegelikult on see sõnaühend on natukene võib-olla nii-öelda kuidagi inimese kauge, aga siin taustal on tegelikult, mis töötab, on bioloogiline loogika. Ehk siis kõik, mis meie ümber toimub tänu bioloogilisele loogikale. Ehk siis me pärineme ju tegelikult siin maal, me kõnnime juba mitte 100 aastaid, vaid 1000 aastaid on ju. Ja selle maa peal kõndimisega on meil omad bioloogilised sellised uskumused, oma kehalised, instinktiivsed käitumismustrid. Parameetrid, mis jooksevad automaatselt sisse. Sootavad automaatselt sisse ja siis nii-öelda biodekodeerimise kursus aitab neid seoseid välja tuua juhindudes sümptomitest. Ehk siis kui sul on, Ragnar võib-olla oskab siin paremini seletada lahti, et kui sul on põiepidamatus siis, või siis on mingi probleem, siis on sul probleemid piiridega. Ehk siis sa pead vaatama, mis ümber toimub ja kus sa oled nüüd psühhiliselt ennast lukku pannud. Või kui sul on allergiat, siis millele see viitab, et kui sul on sügelus, siis see jaotub ka 3, et kui sa sügad ja kas sul on hea olla, siis kas sa sügad ja sa ei saa ennem lõpetada, kui on veri väljas. See tähendab, et agressioon on seal all või ta lihtsalt sügeleb ja sa ei märka, et sa üldse sügad. Et nendel kõigil on erinevad koodid ja nendele ma ka kunagi kohtusin inimestega, kes said öelda, et sul on see haigus ja teine haigus, aga see biodekodeerimine ja see, mida õpetab Sophie Farafel meile, ta õpetab neil lahendama. Tal on oma algoritmid. No, eesti keelde me tõlgime neid ka protokollideks, mismoodi välja tulla sellest uskumusest, mis tekitab sulle allergiat. Näiteks. Lapsepõlves on olnud hästi traumaatiline sündmus ja sinu bioloogia, sinu olemus on selle sündmusega seoses tekitanud endas mingisuguse bioloogilise takistuse. Ja siis sa käid sellega, sul on allergiat, sul on see allergia kordub, kui mingi selline sarnane situatsioon elus on. Ja siis see kordub. Ja siis, kui sa oled 50 pluss, on ju, sa vaatad, et sa ei suuda enam sellega kuidagi hakkama saada, et sa tahad sellele leevendust, siis selline biodekodeerimise nii-öelda protokollid, need aitavad siis sul liikuda sinna lapsepõlve ja leida üles selle sama koha, kus see juhtus. Sest tegelikult me mäletame kõike. See, et me praegu, kui ma küsin su käest, et mida sa tegid 5-aastasena 5. oktoobril, on ju. Siis... tõenäoliselt ei mäleta. Jah, tõenäoliselt ei mäleta. Aga see on siis tänu nendele emotsioonidele, mis selle traumaatilise sündmusega on seotud. Tänu nendele emotsioonidele sa suudad liikuda sinna punkti ja selle ära lahendada. Ja see sündmus kordub ehk allergia, sellepärast, et keha otsib lahendust. See, millest Ragnar ennem rääkis, et kui on šokk, siis sinu vastased kogu aeg püüavad selle lahendust leida. Hästi sarnane neuroplastikale, kuna ma just vahetult seda teemat siin lugesin, uurisin ja kuulasin ja sel teemal vestlesin, siis natuke teise sõnastusega, aga põhimõtteliselt neuroplastika räägib sama asja, et kui toimub mingi tugev emotsionaalne laeng mingi situatsiooni kogemusega, trauma, mitte trauma, et siis hakkab aju lihtsalt meid ennast kaitsma ja sümptomid on ühed viisid, mis näitavad, kuidas keha meid kaitseb ennast mingi olukorra eest või siis taaskordamise eest või läbielamise eest. No sümptomid annavad sulle vihjeid, et see olukord ei ole sulle okei.
see olukord on sulle, see tekitab sus ebamugavust, on ju, su keha ei suutnud leida lahendust, sellepärast, et sa nagu oled psüühiliselt pannud selle kuskile lukku ja nüüd need sümptomid otsivad siis sinna, sümptomid on nagu sulle a la punane lambike, on ju, et kuule, tegele nüüd, keha ei saa ise hakkama, et kuule, sa pead nüüd tulema mulle appi. See dekodeerimise kursus või tehnika tundub olevat vägagi selline nüüd siis pigem ka enda peal nagu katsetatav või nagu rakendatav. Oluliselt lihtsam kui siis teise peal. Oluliselt lihtsam. Selle puhul saad tõesti iseennast ise aidata. Väga paljudes momentides. No näed, me jõudsimegi sellesse kohta, miks ei tasu ära minna saate kuulamisest. Ja enesearengu kohta. Enesearengu kohta on need, kes on enesearengu fanatid ja tahavad sinna panustada ja me kõik panustame sellesse enesearengusse kogu aeg, tahame või mitte. Et siis nüüd on võimalus sul minna ja vaadata seda kursust enne ja meil on eraldi pakkumine ka sellele. Et 3 esimesele registreerujale biodekodeerimise kursusele antakse soodustus 30 € ühe mooduli kohta. Ja selleks, et seda saada, kasuta siis koodi või parooli või sõna kala. Jah, nii ongi. Nii lihtne ongi see. Aga tuleme sellest tagasi nüüd siia. Ma korraks veel vaadust, ma natuke segan sind, et see biodekodeerimise kursus on siis 3 aastat. Ja see periood on, ütleme siis, see ei ole lühike kursus. Et esimene aasta siis koosneb 6 moodulist. Teisel aastal on, 7. Jah, 7 moodulit ja 3. aastal on siis nagu spetsialiseerumine. Et millisesse valdkonda siis keegi tahab süvitsi minna, et nüüd saakski päris siis terapeudiks. Mis mõttes valdkonda? Seal on liikumisaparaadiga sisehaigused, lastehaigused ja erinevad valdkonnad. Võib kõike võtta, võib ühekaupa võtta ja ongi, et 2 esimest aastat võib lihtsalt mooduli kaupa ka külastada. Et praegu on olnud 2 moodulit, aga võib liituda igal ajal ja neid ka järgi võtta. Et see võimalus on ka. Järgi saab võtta Zoomi kaudu Sofiga. Kursused on eesti keeles. Anna õpetab küll prantslanna, aga kõik tõlgitakse ja materjalid tõlgitakse eesti keelde. Iga mooduli ajal saate töövihiku. Mis on päris paks. Nii umbes 70 lehekülge. Tundub päris põhjalik ettevõtmine ja see mõttes ikkagi vastutuse võtmine ka, et kui ma ikkagi teekonna asun, siis oleks mõistlik ikkagi arvestada, ma panustan ka siia. Seal on nagu erinevad tasemed, on. Et kui sa esimese aasta käid, siis sa oled kujuned sellises konsultandiks, on. Ja siis kui sa oled 2 aastat käinud, siis sa suudad juba midagi enamat, on. Et seal antakse erinevad tööriistad ja see on nagu selline, ta ei ole, ütleme, sulle ei tule siis sa pead 3 aastat käima, et sa midagi nüüd endale lõplikult nagu mingi pädevuse saaksid, vaid sul ongi erinevad, teinekord piisab, kui sa omandad endale sellised baasteadmised, käid selle esimeste läbi, omandad seal protokolli. Enesearenguks on täiesti okei. Ei kohusta keegi sind lõpuni käima. Kõik, mis huvitab. Jah, see biodekodeerimine on tõesti nagu selline võib-olla rohkem, nii nagu meie need, ütleme, sissejuhatavad kursused, et on võimalus käia mooduli kaupa ja lihtsalt saada nagu sellist maitset ja teemat. Ja samas, kes soovib päris süvitsi minna, siis on võimalus ka süvitsi. Ehk siis veel kord tuletan meelde, et kood kala annab sulle võimaluse siis saada ühe mooduli kohta 30 € soodustust ja see pakkumine kehtib siis tegelikult ainult 3 esimesele registreerujale, kes võtavad osa siis biodekodeerimise kursusest. Me mainisime enne ka osteopaadi tehnikate kursust. Jah, läheks korra siia ka sisse sellesse, et mis võimalus seal on, mis tehnikat seal õpetatakse, mida nad õpivad seal. Meil on nüüd kaetud praegu siis dekodeerimine, baaskursus, nüüd on tehnikate kursus. Et mida seal siis tehakse teistmoodi? Mis tehnikatest me räägime? Osteopaatilistest tehnikatest, lühikese ja pika hoova tehnikatest sidekoele ja siseorganitele õpitakse ainult tehnikaid. See, kes tahab ka vähem mõelda ajaliselt. Jaa, et see konkreetne kursus on siis... Tegelikult on 24 moodulit, 2 aastat, iga kuu 2 päeva.
tavaliselt need 2 päeva on siis laupäevad, pühapäevad. Ja see on full päevad praktikat. Kella 9 kella 5. Ja. Kella 4 eksin ja lõuna on 12-1. Aga praktiseeritakse üksteise kursuste ja kaaslaste peal või tuuakse nii-öelda need katsejänesed patsiendid siia ruumi ja siis hakatakse vaatama? Seekord ainult kursusel omavahel. Ja seal ei ole praktika kohustust, igaüks leiab enda praktikakehad, kui ta seda tahab või oma perekonna peal või sugulaste peal. Jah, see sai mõttega tehagi, et oleks nädalavahetus, et inimestel oleks võimalus siis tulla lihtsamalt, et ta ei pea siis oma töörutiini murdma ja lihtsalt tulla nädalavahetusel ja vaadata, mis me siin teeme ja natukene süveneda siis mingisse konkreetsesse tehnikagruppi, et need kõik loengud on siis ära grupeeritud, see õppekava on siis kodulehel nähtaval, millisel päeval milliseid tehnikaid õpetatakse. Ja seal on võimalus võtta ka mooduli kaupa, sa ei pea tervet aastat käima, kui sul on mingil kuul mingid 2 päeva, mis huvi pakuvad, võib külastada ainult seda moodulit. Kas te ise olete ka mingi mooduli õpetajad? Jah, mina küll. Sellel praktikate 3 moodulil olen mina õpetaja. Mina ei ole osteopaat. Veel? No ma arvan, et ma toetan teistmoodi, et ma toetan õpetajaid ja kuidas siis erinevaid metodoloogiaid välja töötada ja kuidas õpetada ja jään oma liistude juurde. Aga ma osalen biodekodeerimise kursusel. Et see on... Me mõlemad osaleme seal, et see on... Ma küll olen läbi vene keele lõpetanud juba selle Christian Fleshi kooli, aga nüüd tuuakse see eesti keelde ja pisut uuendatuna ja minu jaoks on põnev. Me osaleme mõlemad. Okei. On veel mingid kursused, mida me võib-olla siin ei ole käsitlenud või mida ma pole osanud küsida või millele tahaksite, või võimalused, millele tahaksite rõhku asetada? On lühikursused, mida õpetajad teevad siis kas mõnel nädalavahetusele päeval või siis 3 päevad, 4 päeva õhtud, et kõik info on olemas kodulehel ja me ootame kindlasti, et inimesed kirjutaksid, millistel teemadel tahavad kuulata. Jah, pigem ongi, teinekord me oleme kimbatuses ja oleme nüüd teinud neid programme valmis, sellist üldist pilti andmaks, aga kindlasti on inimestel ja kuulajatel endal mingid sellised valupunktid võib-olla isegi võib öelda, et mida sooviks siis mõista või tunnetada ja kuidas neid valupunkte lahendada, siis Osteopaatia Akadeemia valmis selliseid lühikursuseid kokku panema. Et kindlasti täna ma siin veel ütleks, et me teeme, täna Marika teeb meil anatoomia kursust, ehk siis õpetab anatoomiat viisil, kuidas siis Osteopaatia Akadeemias anatoomiat õpetatakse, et erinevad seosed veel ja et see ehk siis funktsionaalset anatoomiat ja elusat anatoomiat, et see ei ole põhine sellele, et inimene on selline, nagu anatoomia raamatus pilt on. Üldiselt ei ole inimene selline. Igal ühel on oma kõrvalekalded ja kuidas me sellest aru saame, siis Marika pani kokku osteopaatilise anatoomia kursuse. Sinna võib ka liituda moodulite kaupa, võtta mingit kindlat osa, et see on ka kodulehel väljas. Et kõik ei ole Kennid ja Barbid, on ju? Veel. ei tulekuga ei imesta, varsti on. Aga täitsa random küsimus, eks ole, kuidas on osteopaatia puhul või teil siin kliinikus akadeemias võimalik näiteks abi saada suhete, ma ei tea, seksuaalsuse, intiimsuse, võib-olla sellistel teemadel või see on täiesti välistatud valdkond lihtsalt, sest seal ei ole võimalik neid seoseid niimoodi luua. Sest seal on tihtipeale, seal võib olla ka mingi trauma loomulikult, kui on kedagi äkki vägistatud naisterahvast või mehel on, meest vägistatakse tõenäoliselt vähem kui naisi, aga päris nii lihtne see ei ole, tegelikult vägistatakse ja meil käivad ka vastuvõtul sellised meesterahvad, et on nende jaoks ka täiesti olemas, et vastuvõtud teemad ja saab ka abi.
reklaamiks Karl Torikot, kes käib, ta on prantslane, aga ta elab Hispaanias, ta käib meid kord kuus nii õpetamas kui vastuvõtte tegemas. Seksuaalsus, viljatus, menstruatsioonivalud, kõik see on, ta on ideaalne osteopaat selle koha peal ja ta õpetab ka seda teemat meil koolis. Okei. Ehk siis teeme veel kord kiire meeldetuletuse. Meil on loosimised 2 erinevas kanalis, YouTube, Facebook, kirjeldused, kuidas osaleda loosimises ja mida sa saad võita, on sulle tegelikult antud ette siis mõlema loosimise juures. Otsi lihtsalt üles Kris Kala podcasti kanalid, siis ühtlasi tuletame meelde, et kui sa võtad endale rohkem kui 1 mooduli, siis õppemaksu tasumisel rakendub soodustus. Ja siis samuti on esimesed 3 registreerunut, saavad endale osteopaadi tehnika kursuse kõrvale siis või lisaks sellele saavad tasuta õpetaja vastuvõttu. Ja siis samuti on meil 3 esimesele registreerujale biodekodeerimise kursus. Ja selleks on siis 30 € soodustus 1 mooduli kohta ja kasutame koodi KALA. Osteopaat.ee hüppaga rolli. Okei, aga tuleme räägime korraga sellest, et mul on küsimus keha ja psühholoogia kohta. Me sellest kui rääkisime, aga kas te tahate seda kuidagi täiendada oma poolt ka veel, mis see seos on või mingit asja see veel midagi väga paika pidavat öelda või mõtlema panevat öelda või raputavat öelda, et mis on keha ja psühholoogia seos? See on ju täiesti seotud selles mõttes, et kui me psühholoogiliselt asume halvas kohas, siis kehal on ka halb olla. Ja me oleme traumadele vastuvõtlikud, me oleme haigustele, infektsioonidele vastuvõtlikud. Selles sügav seos seisnebki, et kui me psühholoogiliselt oleme heas kohas, siis immuunsus on päris tugev ja me oleme endas ja tähelepanelikud. Me ei kuku, me ei satu õnnetustesse. See on siuke üldine vaade. Aga mõjutus on pigem psühholoogilt kehale, mitte kehalt psühholoogile? Mõlemad pidi. No kui on ikka närvis oled ja silmist must on ja punase vooriga üle tee lähed, et siis tulemus võib olla väga fataalne. Siis tule osteopaati ja kui sul ikkagi kogu aeg keha valutab, siis sa ei saa olla psühholoogiliselt heas kohas. Et jah, seda küll. Sa ajab ju närvi tegelikult ja sa oled ärritunud. Meil on pandud see eraldi märge, et Erki, sa oled psühholoogia džungli armastaja, isegi sina. Et räägi natukene võib-olla, miks selline ka sõnakasutus ja mida sa pead silmas selle armastuse džungli vastu ja kuidas ta siis osteopaatiaga omakorda kokku nii-öelda voolab või kas ta üldse voolab? Džungel on kindlasti sellepärast, et mul on metsamehe haridus on ju. Et ja džungeliga võib olla sellepärast, et kunagi Ülo Vooglaid, keda ma pean üheks ma ütleks isegi, et peamiseks õpetajaks võib-olla ema ja isa järel. Et on ju öelnud, et elu on nagu džungel, millest igaüks peab läbi raiuma. Et võib-olla need metafoorid on nagu kandnud selleni, selle formuleeringu vastu. Ja aga miks ma seda pean enda jaoks huvitavaks, et see aitab nagu kuidagi iseendaga kokku saada. Nii nagu ma enne ütlesin, et kui ma lähen hommikul ujuma, et kas ma lähen ennast karastama või ma lähen tõesti sinna tunnetama, et mida siis mu keha tunneb, on ju. Ja lõpuks on ju see, et nii nagu sa selle mõtestad enda jaoks, nii see ka tuleb. Et need asjad on nagu väga endaga teisega seotud ja keha ja psüühika on omavahel nii palju seotud, et seda oleme täna siin rääkinud väga erinevas võtmes, et ja taustaks on siis osteopaatia, kes vaatab kui tervikut, on ju, et selles osas on nad kindlasti seotud. Et jah, ja selle teemal võib lõpmatuseni muidugi rääkida, aga siin see enda tervis ja iseendaga hakkama saamine ikkagi algab ikkagi sellest psühholoogiast ja psüühikast, et kui sa seal džunglis oled ikka ära eksinud, et mis sind aitab,
et peategeteerimisõpetaja Sofi nagu minu jaoks andis hästi hea sellise formuleeringu, et mis see psüühika struktuur on, mille najal see psüühika siis nagu püsib, et seda on nii palju raamatuid ja nii palju lähenemisi ja struktuuriks on ju isiklikud väärtused, midagi enamat. Et kui sul on need väärtused paigas ja kui sa siis toidad neid, ütleme, et millist hunti toidad, et see siis kasvab, ja kui need väärtused on paigas, siis ka psüühika on paigas, et siis sa suudad õigel hetkel teha oma valiku ja siis liikuda selles suunas või siis elus hoida seda ja siis su keha on terve ja ma ka nagu ei kurda oma kehaliste haiguste pärast, et jah, et nii see on, et teinekord on lihtsalt see, et inimesed, nagu sa ütlesid, on laisad, et eks see laiskuse seeme on selline huvitav seeme, et kui ma enda sees olen nagu mõelnud, et kuidagi vaat ikka enda sees arutad asju ja mõtled, miks see laiskus on, et kui ma varem mõtlesin, et laiskus või afišeerisin, et laiskus on nagu edasiviiv jõud, siis täna ma nagu natuke oma meelt muutnud, et ma ütleks, et laiskuse seeme on nagu sellise ühe ilusa lille seeme, aga sellele ilusal lillele on nagu, mis võiks olla selle lille nimi? ja kuna ma ütlen, et see on nii subjektiivne, ma ei oska, et natukene inimestes väljakutseid, et muidugi nimetaks seda lille prostitutsiooniks. Et see on sama, et millist hunti toidad, et kui sa mitut hunti toidad, siis ükski hunt ei kasva, et aga kui sa nagu saad sellest laiskusest mitte, ta ei ole nagu edasiviiv jõud, vaid pigem, et saad nagu võitu ja suudad siis seda jääda nagu selle hundi toitjaks, siis sul see hunt kasvab ja sa oled ise terve ja tugev, et siin on nagu sellised mõtted. Huvitav. Kas sa tahad ka midagi lisada? Ei taha? See küsimus võib-olla just nagu selle, enne rääkisime Eestist ja Euroopast ja maailmast ja aga võtta nagu see fookus nagu selle peale, et te olete täna siin, te olete seda siin juba mõnda aega Tallinnas nagu teinud, et ma tean, teie salasoov on see, et osteopaatia oleks kättesaadav igas Eesti väiksemas kohas, või vähemalt suurlinnades. Mis see üldse teie nagu soov on tuleviku mõttes, et kuhu te tahate sellega jõuda, kui me räägime kõige helgemate ja ilusamate kaartide läbi, siis kuhu te tahate sellega jõuda, mis see visioon on? 300 osteopaati Eestisse. Palju täna on? 30. 10 korda juurde. Jah, see kõigub ka, et vaata osad on, kes lähevad ära Eestist, on ju töötama siin, osad on Saksamaal, Hispaanias, et mitte kuskil vist veel. Ja Venemaal lähevad ka tagasi. Et see kõigub, aga 300. Aga 100 pole veel täis, et minna on veel. Pole ühtegi korda sinna maale jõudnud, et 100 oleks korrakski täis olnud, et on minna ja minna. Kui ma alguses mina ütlesin välja, et ma tahaks, et osteopaatia oleks sama kuulus Eestis nagu Coca-Cola, siis ma tundsin, et see on vist liiga kauge unistus, et minu elus, las ta nüüd jääb, oleks igas külas või suuremas linnaski osteopaat on ka elutöö ära tehtud. Jah, võib-olla tõesti, et see, vaata, kui sa oled omal nahal nagu tunda saanud midagi ja sa näed, et see töötab ja kui sa näed, et inimestel ei ole nagu võimalust selleks, siis nagu kuidagi on tekkinud siuke ambitsioon, et seda suurendada ja ütleme, et kui mu enda ambitsioon oli see, et kui saaks vähemalt osteopaadid natukenegi luua sellist tunnetust inimestele, et keegi on saanud päriselt väga suurt abi, õnneks sinnamaani me oleme juba jõudnud, et sellised tagasisided osteopaadi teenusele on täna täiesti olemas ja inimesed juba, need, kes teavad, need nagu hindavad seda. Et aga mitte seda, et tahaks nüüd ikka rohkem ja rohkem, vaid ootus oleks ka see, et ütleme, tänases tervishoiusüsteemis perearstid üle koormatud on. Et nägemus oleks võib-olla isegi see, et osteopaat võiks siis toetada seda. Kuidas? Ütleme nii, et kui inimene saaks siis adekvaatse osteopaadi teenuse endale,
kes siis suudab teha sellise esmase tagasiside, noh, olgu siis nimetuse all, ma ei teagi, esmaabi, noh, näiteks. Küll mitte siis me ei räägi esmasest meditsiinilist abist, vaid esmasest kehalisest toest. Ja selle tulemusena siis oleks edasine inimese teekond täpsemini määratletud, siis ma arvan, et see ühiskond võidaks sellest väga palju. Kahtlemata. Ja, et minu nägemus on ka, et osteopaatia võiks olla Eestis ennetusmeditsiin ja järel ehk taastusravina meditsiin. Me ei pretendeeri nagu haiglate ega arstide kõrvale, aga võiks ennem palju tööd ära teha ja taastuses. Sellest on juba nii mõnedki kindlustusfirmad aru saanud, et on kindlustusi, kes traumade puhul või autoavariide puhul maksavad kinni osteopaadi teenust. Me areneme tasapisi. Täna on seal taustal lihtsalt see, et kui perearstid lihtsalt saaksid ka teadlikumaks, et tegelikult see teenus on nagu olemas ja nad saavad oma, kui kellelgi on tervisekindlustus ja kui perearst siis teeb omalt poolt suunamise osteopaadi juurde, siis tegelikult tervisekindlustus katab need kulud. Aga seda oleks käsitleda juba enne ka, aga praegu tuli nüüd meelde, et võtame nüüd osteopaadid, võtame sinna kiropraktikud, võtame sinna füsioterapeudi kõrvale ja paneme nüüd 4. veel spetsiifilisema mermassaaži pakkujaid näiteks, sidekoja massaaži pakkujaid, neid on siin turule tulemas küll ja küll juba, et siis kas võib öelda, et need kõik mer on hästi lähedal osteopaatiale, aga ütleme füsio ja kiro siis tegelevad puhtalt füüsilise kehaga ja seal on üsna vähe nagu sellist tõenäosust, et nüüd see ravi osutaja oskab sulle siis psühholoogiliselt kuidagi seal midagi laiemalt vaadata, et siis osteopaatia eelis justkui ongi nende ees see, et on terviklikum, holistilisem vaadeliselt. Kindlasti ja kiropraktikutel praegu juba tuleb päris palju asju õppekavasse, vähemalt Soome omadele, mis on osteopaatiast. Õppekavad juba suhteliselt sarnased on, kui ma olen vaadanud. Alguses oli, no ütleme 5 aastat tagasi oli vahe, et kiropraktikutele ei räägitud siseorganitest mitte midagi, aga kuidas sa seljaga manipulatsioone sooritad, sest enamus siseorganite sidemed kinnitavad erinevatele selgroolülidele. Et korraks annad leevendust aga edasi. Aga füsiodele, ma olen ise selle Tartus lõpetanud, siis füsiodele rõhk on aparatuurile, mõõtmisele ja käsutäitmisele. Seal nagu analüüsi ja eneseotsustusega on nagu väga vähe pistmist. Aga Merri ma ei oska võrrelda, ma ei tea nende õppekava, nende programmi, ma nagu ei võtaks endale seda vastutust võrrelda sellega, millest ma midagi ei tea. Lihtsalt. Arusaadav. Kas te peate ennast õnnelikeks inimesteks? Kohati küll. Ja õnn on iga enda kätes. Jah, on erinevaid päevi. Erinevaid päevi, kindlasti. Sellist kuuajast vinet, et ma kogu aeg õnnes ei ole veel olnud. Noh, eks ei tea, kas see ongi eesmärk. See ei olegi eesmärk, aga laias laastus, jah. Oskad ju väärtustada seda, mida siis on piisavalt paras jagu. Et kui midagi on liiga palju, siis see on ka ju jälle teema. Kuhu seda siis panna, kui palju on? Olgugi, et ma olen Mulgimaalt pärit, et mulkidel on alati vähe. Aga ikkagi. Teil on ka päris pikk suhe. Millega mõõdad? No, keskmise eestlasega, kes ei suuda rohkem olla 3 kuud. Siis küll. Ma siin tooks välja veel selle, et kõik sõltub isiklikust minutist, on ju. Kui pikk su isiklik minut on ju. Et kui sa võtad need isiklikku minutit, siis meie suhe on kindlasti väga pikk. Et me oleme suutnud oma siis selle avatud silmadega perioodi väga intensiivselt ära sisustada. Ehk siis seal on hästi palju sündmusi ajahetkes. Et siis selles valguses on küll võib-olla, kui nüüd hakata niimoodi sellel silma pealt vaadata, aga muidu ma ei ütleks, et meil väga pikk on.
No 12 number käis enne siit saad läbi. Jah, ennem seda umbes paarkümmend aastat veel suhelnud. Jah, me teame. No, suhelnud, aga siis ei olnud veel nagu päris suhe. Siis me küpsesime. Siis Ragnar terapeeris siis ta ei olnud veel osteopaat. Et aga küsin seda sellepärast, et mul on ka 12 aastat kooselu naisega. Ei ole abielus veel. Pole seda otsust teinud, aga mingi hetk see ilmselt ikkagi võib tuleb. Aga küsimus ongi nagu teile, et mis oleks üks selline know-how, mida kaasa anda inimestele, kes täna kuulavad, kellel on partner või kes mõtleb selle peale, et tahaks ka pikaajalist suhet, mis on puudu, mul ei ole seda. Siis mis võiks olla üks selline väärtus või nõuanne, mis aitab hoida ja leida pikaajalisi suhte, mis on tegelikult elukestev ja jätkusuutlik? Ma arvan, et ei pea olema üldse pikaajalised suhted, et seni kuni on lõbus, seni kuni on areng, seni peaks koos olema. Kui see on kõik täitunud, tuleb kätt suruda, öelda aitäh hea töö eest ja laiali minna. Ma ütlen ka seda, et ega see suhte pikkus, kui tähtis see nüüd on, et alati me tahame midagi mõõta või anda nagu mingi käega katsutava nagu sellise parameetri sinna, et aga neid mõõtmise kriteeriumid on nii palju erinevaid. Et teinekord ka selline 3 või 6 kuuline suhe võib olla nii arendav, et sa meenutad seda järgmised 30 aastat ja see toidab sind, ehk siis see suhe kestab 30 aastat. Et aga ütleme, et kui rääkida siis sellisest füüsilisest suhtest, siis ma arvan, et ma tean. Oota. Ja, praegu tuli mõte. kunagi, kui Ülo õpetas, siis ta ütles, et inimestel kõik on väga lihtne. Et kui sa paned siis horisontaalteljele, paned aja, ja vertikaalile paned eesmärgi. Ja siis sinu selline ilusasti jookseb see vektor seal niimoodi keset. Ja elu on õnnelik. Kõik hästi. Ja nii nagu sul nagu kõik läheb paremini, kui sa oled oodanud, siis läheb vertikaalist ära stress, mida inimesed tegema hakkavad. Üle ütles, et siis on, tükitakse sinna narkootikumide kallale. Saboteerimine. Kui läheb allapoole, siis kergitatakse viinaklaasi. Motivatsioon, inspiratsioon. Ja siis me tükk aega arutasime, mõtlesime, et kuidas seda nagu vältida või mis nagu aitab seal joone peal püsida. Ja siis me mõtlesime Ragnar, et on üks väga hea küsimus. Et mis on inimese 5 väärtust, mis teevad tema arvates temast väärika inimese. Ja ma siin siis annaks nüüd küsimusele vastuse, kui nende 5 väärtuse hulgas esimese 3, need kohad alati võivad vahetuda, sest et sa ei ole kogu aeg. Esimese 3 koha peal on kindlasti suhe, siis ma arvan, et see kestab, füüsiline suhe kestab. Et kui sa nagu panustad seda sama hunti, millest me rääkisime, et siis ma arvan, et siis saad kesta selle. Äkki midagi sellist. Ma tahtsin just enne öelda, et salatrikk ja hea suhte ja pikaajalise suhte aluseks on see, et ikkagi üksteisele osteopaatiat pakkuda. Seda ka. Selles suhtes mul on hästi tõesti. Ütleme, et jah, kui ma vaatan nüüd, et kuna ma ei ole osteopaat, mina ei saa seda pakkuda, aga mul on sulle võimaldatakse. Mulle võimaldatakse. Jah, enda näol ja kõikide gastrollõpetajate näol ka, et käime kõikide need, kes meil siin külas käivad õpetamas, et me käime nende vastuvõttudel ka, et vaadata, mis on mujal maailmas, kuidas nad töötavad, kas me oleme sarnased, kas me oleme paremad äkki. Mis aitab ka suhet hoida, osteopaatiaga. Antud juhul. Just. Ma teen viimased meeltuletused veel, loosimised mainisime, saate välja loositakse siis 3 tasuta osteopaadi vastuvõttu kõigi osalejate vahel, ühel platvormil 2, ühel platvormil 1, see sõltub vastavalt sellele, mismoodi need jaotanud olen. Siis ühtlasi soodustused, kui sa ostad endale osteopaat.ee või soetad või investeerid endasse rohkem kui 1 mooduli õppemaksu tasumissele, siis rakenduvad soodustused sulle. Ja ühtlasi siis on meil
esimesele 3 registreerunule osteopaadi tehnikate kursusele saavad endale kaasa siis tasuta õpetaja vastuvõttu ja samuti 3 esimesele registreerujale ja biodekodeerimise kursusele on siis või tehakse soodustus 30 € ühe mooduli kohta ja kasutama peab selleks koodi KALA. Ja ega minu poolt ei olegi rohkem mitte midagi siin ette öelda. Ma väga tänan teid teie aja eest. Inimesed, kes kuulasid, vaatasid, palun minge süvenege osteopaat.ee lehele või lehte ja kui sind kõnetab, siis tee see otsus. No, vaata, mis saab. Võib-olla avaneb sul, ma ei tea, äkki leiad elu armastuse, võib-olla leiad hoopis endaga parema kontakti, võib-olla leiad hoopis uue karjääritee, ma ei tea, et mööda külg ilmselt maha ei jookse ja mine tea, kuhu see uks nagu avaneda võib. Täpselt nii ongi. Ja, nii ongi. Tänud sulle, Kris. Aitäh. Esimene hirm läks üle ja praegult on nagu ülesti. Ja sina kartsid, aga enam ei karda. Ei karda. Et nüüd võin vastuvõttu ka tulla. No võt, ja mina tänan kõiki neid saatetoetajaid ka. Million Mindset kirjastust, aitäh sulle, Ruth Terras bränd, aitäh, Kontamo bränd, aitäh, Mama Kakao bränd, aitäh ja Black Stuffi bränd, aitäh teile. Ja aitäh ka hea kuulajad, vaatajad ja kohtume teiega juba järgmises episoodis, kui mitte varem. Ja võibolla kohtume juba siin osteopaatia kliinikus. Tere tulemast. Tšau, tšau. Tšau.